tere, MST podcast on tagasi. Nagu ikka. Töö käib, suvi kohe hakkab. Ilusat suve kõigile. Ja, nautige mõnusad ilmad, minge välja, aga meie istume siin kõledas keldris. Ja, külmas. Tegelikult on siin mõnus vahelduseks korra tulla siia. Ja nagu ikka, siis me toome teieni annekad inimesed, targad inimesed. Räägime ikkagi natuke endast veel, nagu selles mõttes, kui me rääkima hakkasime. Me oleme igal pool rääkinud, meil tuleb reisisaade, tuleb ka see aasta uuesti. Kuulake, hoidke silm peal, kuhu me läheme. Lõuna-Ameerikasse. Riigid on välja valitud. Sud-Ameerika. Vamos a ir a Sud-Ameerika, süü. Ja ei, hoidke lihtsalt tegemistel ikka silm peal. Ja, nii palju siis meist. Rohkem pole vaja. Ja meie kõrval siia on liitunud. Kuidas ma kirjeldan nüüd asi siiaga? Vend on mingi 3 meetrit pikk. Noh, ta on olnud teismeliste wet dream aastast 2015. 15-16. Ja nüüd ta on ka emade wet dream. Sest ta on ka suuremaks kasvanud vahepeal. Nüüd ta on mees, kes põhimõtteliselt produb kõikidele meie artistidele lugusid ja ise ka teeb mussi ja see on muidugi keegi muu kui Karl Killing. Tšau. Lehvite rahvale ka. Seal on selle stuudio rahvast täis. Tere, Karl Killing. Tere, Karl Killing. Tšau. Kus sa tuled, kui sa läheb? Kuule hästi läheb ja tulin Stutist. Teed stuudios praegu? Praegu teen proovi ja samal ajal, valmistun siis ette suveks ja siis samal ajal teen väikseid välismaa produktsiooni otsi. Et selline mu elu on. Kas Mr. Worldwide juba või? Vaikselt, et midagi sellist suurejoonelist veel ei ole, aga pürgin selle poole kindlalt. Vana sa oled juba? 22 olen praegu. Ma mäletan Kili oli ka mingisugune, mis Beyondi tegite, vaata. Siis sa olid ikka väga, see on mingi 15 või? 14 aastast alustasin seda. 14 oli isegi või? Ja siis, aga minu arust... Bro, was illegal! Reaalselt. Mõtlen, et need, kes siis 14-15 kõik, ma mäletan, oli ka räige teema oli see Beyond ju. Seal oli siis sina, Kevin, Fredi ja Frank ka, ja kõik neljakesi tegite Beyond ja kus ma mäletan kõik need samad noored tüdrukud seal Aga me saime suht varakult tuttavaks ka juba siis ju, ei või? Jaa. Ma mäletan seda, et ma mäletan sind juba see aeg. Sa olid ka kunagi 14 olnud? Ma olin ka 14, aga see aeg, kui Killi oli 14, ma ei tea, mis ma siis olin. Aga siis ma juba vaikselt midagi toimetasin, vaata, ja siis me sealt kuidagi tuttavaks saime. Aga hüppame kohe, see on nii põnev aeg. Kuidas see Beyondikas uugama läks sul? No see oligi, ma ütlen ausalt, see oli nagu, vaata kõik see tegelikult tuli läbi konkurssi, on ju. Aga sellel oli reaalselt see, mida sa mingi filmides veits näed, et see overnight fame nii-öelda sellega tuli nagu, ja see reaalselt oligi selle Soho live'iga, kui me lasime selle loo välja, siis 2 nädalat hiljem me läksime Tartusse, meil oli taskus tasuta live, kus me arvasime, et meil tuleb mingi 50 inimest, meil tuli üle 600 inimese kokku ja see oli 2 nädalat hiljem ja siis oligi see, et me vist ei osanud nagu hoomata seda otseselt, vaata, et üli cool oli lihtsalt see, et kõik olid ikkagi nagu kellelgi ei läinud nina püsti, vaata. Kõik olid pigem see, et nagu veits nagu kartsid seda, vaata, et mis asja, mis juhtus, mis toimub, miks selline asi nagu huugama läks, vaata. Et jaa, nagu hästi põnev aeg oli tegelikult. Sa mäletad selle laulu või? Soole. Muidugi mäletan. Kas ma ütlen tollel ajal. Kuule, sa oleksid ise sinna ise kandideerinud. Kümal toppa läks. Mul ei olnud seda hästi sees. Kas läksite, sa ütlesid laive'ile läksite taskukeskusesse, kes teil oli siis tollel ajal veel mingid laule või oli siis... Ei, saad aru, me tegime covereid ja siis me tegime enda unreleased laule ja siis kõik ootsid seda Soho live'i lihtsalt lõpus. Selle panid viimaseks suuguma? Ja loomulikult. Aga jaa, niimoodi me tegimegi ja oligi Fredi mängis skidra ja me olime 4 ringi. Isegi meil on Pühajärvel oli esinemine niimoodi. Ja et akustiliselt põhimõtteliselt vaata ja see töötas üli hästi. Sa tulid selle Beyondi juurde, siis tegelikult võiks küsida pulli pärast, et kui sa räägid, et Pühakal ja mingid taskud ja asjad, et
palju tollel ajal 14-aastane, 15-aastane Killing oma bändiga raha küsis? Kusjuures ma ei mäleta siiralt sellepärast, et see oli niimoodi, et meie nägime seda raha pärast siis, kui oli management cut ja mingid kõik asjad juba vaata vahel. Et ma arvan, et tegelikult teised kutid veits rohkem nagu said aru sellest, vaata. Mina olin see. Kõige nooremast. Ja kõik on must 3 aastat vanemad. Ja ma olin veits see, et lahe, live. Mis nüüd? Kuhu nüüd? Jõu, teeme proovi. Jõu, tavai lahe. Sama häälega. Jah, täpselt. No, ma olin hääle murde pealt, kui ma läksin tegelikult sinna vaata. Ma olin kõrgema häälega enne. Ja siis minu jaoks oli nagu, ma ütlen, see aeg mingi kopika ma teenisin, aga see ei olnud ka nagu mingi väga suur. Aga minu jaoks oli see pigem lihtsalt see, et nagu, mis maailm see on, issand, ma saan, ma ei tea, mingi tervitan Jaagup Kreemiga vaata see aeg. Aga kuidas see management alles, et kuidas nagu see käib niimoodi, et sa... Ei, me tegelikult oli niimoodi, et Stig ja Fred Krieger võtsid meid enda alla. Me tegelikult oli alguses üldse sellise saksa plaadilepinguga jutud nagu BMG Grissalis. Aga siis seal mingid asjad olid. Ja siis Stig ja Fred said aru, et tavai, siin on mingi asi olemas. Ja siis hakkasid meiega tööd tegema. Õige valik. Kuidas siis, kaua see teil oli? Meil oli 2 aastat see. Siis kui ma 16 sain, siis ma läksin Eesti Laulule üksi. Või Kingiga, Karl Kristjaniga. Mis laul teil oli? Siuke lugu nagu Young. Oli, tuleb meelde. Tee veel. Ja siis teised läksid tilti su peale, et... Ei, no siis me olime see hetk juba lahus. Okay. Ja siis mul oli pigem see existential crisis, et oh my god. Et mis nüüd? Ja siis see hetk ma läksin sinna. Ja siis tegelikult sellest hetkest nagu see, et ma seal Eesti Laulul käisin, siis see nagu tõmbas hakkas nagu kõik muu siis nagu kaasa tulema. Palju seda praegu tuleb, et mingisugused... No ilmselt... See oli siis... Kaua seda... 9 aastat, 10 aastat peaaegu, umbes nii. Beyond. Millal oli Beyond? 8 aastat. 8 aastat. Kas sul praegu nagu mingid, ma ei tea, ütleme need noored tüdrukud, kes tollel olid, tulevad su juurde liiga, kuule, ma olin esireas sinu kontserdil 8 aastat tagasi, vaata. Need on kõik tegelikult ka sinu vanused praegu. Saad aru, kui haigega olukord mul oli. See oli mingi 2 kuud tagasi, siis suhepaaris. Olen seal üleval rahulikult, oleme mingi bandega ja siis mingi tüdruk tuli, et kuule, teeme pildi ära ja siis ma näitan sulle ühte teist pilti. Ja saad aru, meil oli vist Hiiumaa live ja sa saad aru, et see tšikk on nagu nii pisi, vaata. No tõesti, no ma arvan, et oligi ju nii 12-13 ja nüüd on 20 või 21 kokteil käes. Teeme pildi ja ta oli mingi, saad aru, et ma siiamaani kuulun su mussi. Sa palun ütle, et sa mäletad seda tüdruku nime, siis kui sa ütled Hiiumaa live. Ei, ma ei mäleta, siiralt ei mäleta. Aga ma võin pärast vaadata seda. Saaks päris sustav, kui sa tead neid 12 aastasid. Ei no, mõtle, ma olin ka siis tollel ajal ju mingi 16. Siis on norm, jah? No, ei tea, kas see oli. Samas koolis käid, ei tea, kas see oli samas koolis käid. Aga see on nii õige, vaata, keegi tuleb, vaata just, kes kohe algusest peale on mingisugused pildid. Mul on ka sellised situatsioon olnud, vaata, et sa oledki vaatad, oi, see oli see, vaata, veits ikka mõnus flashback või nagu. Ja ei, no ma ütlen, need on võib-olla isegi kõige nagu soojamad encounterid, vaata, et kellega sa nagu, et sa oled tegelikult kunagi kohtunud temaga ja nüüd uuesti. Nii nagu reaalselt 7-8 aastat. Paned tina koos, vaata. Ja see ongi nagu siuke, Mul oli ükskord ühe minu Jõgeva põhikooli klassiõe siis õde. Noh, mina olen siis kohe see on 28 ja õde on 20, õde on tal ka mingi, klassiõde on 28 juba. Ja siis ühesõnaga, tal oli noorem õde ja mingisugune... No põhimõtteliselt, kui sa käid seal koolis, sa tead, et see on see noorem õde ja ta on mingi tatikas. Ja siis lihtsalt mingisugune, ma ei tea, kas eelmine aasta või üle-eelmine aasta kuskil ka festaril äkki tuleb ligi, vaatan see noorem õde. Ma jook käes, tšau Andrei, vaata. Ma lihtsalt vaatan, kas sa mingi 12 ei ole või? Mis see jook käes on, vaata, mis teed, vaata? Ma olen 21 juba. Millal see veel juhtus, et see on nagu ebareaalne kõigi nagu
kiiresti aeg läheb ja. No mulle ütlevad Stig ja kõik need tiimid ütlevad ikka veel, et ma olen 14, vaata. Siis nad võtsid nüüd, kuidas 28, sa oled ikka 14 meie jaoks, sa tatt oled ju. See on nagu sama keisvad Maria Rannaväljaga, kui nad ütlesid talle ka, et kuule, et sa võid praegu 20 midagi olla, vaata, aga meie jaoks saab jääd alati see 12-aastaseks, kes YouTube'is vaata neid mingisugused vlog'e tegi, vaata. Jah, aga eks see nii ongi. Pärast seda sul oli siis, läks sul endal asi vaikselt tuugama ja siis oli tegelikult Keviniga tegite ka mingit asja. Ja no see okei oli ikka lahe asi, et natuke irooniline, et peond ja okei on ju, aga meil oli... Millal davai tuleb? No homme. Aga okeiga oli lahe see, et me SoundCloudis ikka, siis kui SoundCloud rap oli vaata räme teema, siis me nagu veits läksime sinna ka sisse ja numbreid me nagu reaalselt tegime ka seal, me panime päevaga mingi 15 000 kuulamist ja ikka niimoodi, et veits oli endal ka siuke suu ammuli, aga seda me tegime mingi 3 aastat, siis ei viitsinud rohkem teha. See aitab küll, jah. Mis okei oli Anna veel või? Anna veel oli, see oli Helistab. Ta jälle helistab, mul kopp on ees, võib-olla mäletad. Siis meil on Ingaga ka tegelikult veel üks lugu, mis on minu arust üli underrated. Aga see ei läinud nagu nii käima. Mis see oli? Vastused on selle loo nimi. Kuidas see käis? See podcast on lihtsalt Killing laulmast. Jaa, väga aus. Vastused, ma mäletan seda. Oli, jah? Aga ma ei mäleta seda. Ma ei mäleta reffi ise praegu, oota. Kusjuures need on jumala naljakad, oled neid, vaata, minu arust BBC radio. Ja, ma tean Katy Perry ja need on kõik on seal, jah. Tavai, kuule, et sa oled mingi 20 aastat, noh, ma ei tea, mussi kirjutanud, esitanud lugusid ja nii. Kas sa mäletad seda lugu, vaata? Ja siis pannakse mingi laul mingi aastast mine... Ja. Mul on täpselt sama moment praegu. Ja pannakse kinni, vaata, ala refi osast, vaata, ja siis laulja peab nagu siis laulma selle refi. Mul on täpselt sama moment praegu. Ei mäleta, lihtsalt nii palju lugusid kirjutanud. Ei, aga seal... Vastused on väga... See nagu salm laulgas, käes on neljapäev, näiskiire... Jaa, väga hästi. See oli väga hea lugu ka, ju. Ei, see oli pull, jah. Ja siis... jah, ma ei tea, miks me nagu tegelikult lõpetasime otsast, nagu me teeme Keviniga ikka siiamaani vaata päris palju asju koos, aga näiteks nagu okeiga me tegelikult alustasime ka õieti oma produkarjääri koos Keviniga, et näiteks me tegime paaris tõuked niimoodi, et me panimegi, et produ by okei on ju, milles siis nagu vist see läks ka veits nagu huugama sellest, et et me oleme ka produkutid on ju. Et jah, see oli hea aeg tegelikult, see lahe era oli see. See oligi, me just enne vaatasime ka selle kuradi 2019 ma vaatasin, oli see tehtud. Mina, sina ja Kevin siis koos minu vana Pirta korteris kuskil tiksume, vaata, reageerisime demodele, vaata. Ei, see oli väga lahe aeg, no, siiralt. Meil on praegu 2024 ja. Probleemideta aeg, vaata, süke lihtsalt olid, tiksusid, avastasid, vaata. Ja see oligi, vaata, vaata produmisega ka just alustad, on ju. Siis ongi see kõik nii põnev, vaata, et ma isegi alustasin selle süke, et sul on nii palju aega ja siis saadki teha, vaata, neid asju, no. Praegu on juba see, et nagu, okei, sul on nagu see põhimõtteliselt full-time job praegu, ja see ongi, et selles mõttes, et ma ise praegu nagu väga ei satu, on ju, nii palju mingeid muid asju tegemisega, see on nagu, kui oli aega, siis saadki vaata avastada ja teha ja nagu chillida, vaata. Eks ma arvan, et mul see avastusaeg oli tegelikult suht nagu varakult, vaata, et siuke 16, 17, 18 just mõtleme nagu produ mõttes, et see ongi lahe, et see on tegelikult nagu professionaalseks läinud nüüd, vaata. Ja ka nüüd ongi pigem see, et millega mina nagu igapäevaselt nagu tegelen, on see, et kuidas saada seda emotsiooni tegelikult natuke tagasi, kui sa nagu esimesed pool aastat produsid, vaata. Et seda ma otsin tegelikult nagu... Et see on kadunud siis praegu? Ta ei ole otseselt nagu kadunud, ta on lihtsalt see, et kuidas ma seda nagu refreshida saaks, et ta oleks nagu suht kogu aeg mul selle 100%, 90% piiri peal, vaata. Et vahepeal ikka tunned ju, et kui sa teed mingid asju, et veits võib nagu liinitööks minna, aga see on looming, see on normaalne asi, et sul vahepeal juhtub nii, vaata. On siis, mis sa enda jaoks teed? Et see nii-öelda spark tagasi saada? Praegu olen näiteks leidnud selle üldse, et ma nagu tegelengi nagu täiesti teiste loominguliste asjadega. Ala ongi mingi, ma ei tea, teed veits mingit graafilist disaini või proovid mingeid asju välja mõelda või ma ei tea, Frati jaoks on mingit uut logo, mis iganes vaja, siis teedki neid, vaata. Et nagu ikkagi kasutad oma seda osa ajust, aga lihtsalt veits teist nagu teistes külgedes, vaata.
et see on tegelikult päris palju aitanud praegu ja ütlen ausalt, vahepeal mingi Warzone või CS aitab ka väga hästi. See võib väga hästi aidata. See võib väga hästi. Aga ma pole seda nii ammu teinud. Saan mängida vahepeal ikkagi CS, aga mul oli arvutit, vaata. Mul võeti ära. Saate aru. Shurik võitis mu arvutit, tema enda arvuti võitis mult ära ja ma saan mängida. Saate aru, rahvas, meil siin oli vahepeal siuke seis, et minu see arvuti on siis seal, kus kui me reaction'eid teeme, siis Juurik tõi oma arvuti siia, no Killingu kõrval seal vasakul kätte, siis Killing oli ka vahepeal kirjutas meile, et kuule joo, et teeme CS-i ka või? Ma ei tea, et davai, tule siis teeme. No okei, davai, ma võtan arvuti kaasa ja siis tuli niimoodi, pani siia oma stationi, vaata. Killingu arvuti oli nagu siin, monitorid, kõik värgid. Ja siis me lihtsalt tiksusime ja mängisime CS-i siin vahepeal. Ülilahedad ajad olid. See oli ju reaalselt juba 2 aastat tagasi. See oli päris ammu, jah. Oh my god, kui kiire. Ja kõige õigem on see, et Killing mõtles, et üheks korraks toob oma arvuti siia, et siis lõpetasime ära ja siis oli mingi, kuule, et ma ei viitsi, et tulen järka korda järgi ja siis arvuti oli siin mingi pool aastat, kui mitte rohkem. Kes paar venda käsi, kuule, Killing, mis arvuti parool oli? Ma olen tõne mängu. Kus see kuradi see, miks settingutes seal mingi asi käib, vaata. Robin FaceTime'i mulle, kuule, mis kood on muidu? Ma ei saa öelda sulle, vaata. Sa pead ütlema. Ja siis oligi mingid vennad käisidki nagu eraldi siin mängimas, vaata Killing ise sattus ka paar korda veel siia. Ja, ei, väga tore aeg oli. Ja mõned vennad vanemad kuulajad ilmselt mõtlevad, et poisid. Naised eriti praegu kuulavad. Ma panen selle kinni selle podcasti. Naised kuulavad niimoodi, et mehed tahavad 25, see oli see 2025. Ja mängid CS, jah. Aga nad ei saa aru sellest, et me kasvasime üles CS 1.6-ga, ja kui sa saad veel teiste asjadega ka. Ja kui sa saad mängida CS 1.6 nii-öelda nüüd kõige uuema imikuga, vaat CS2-ga, siis sa nagu reaalselt, saad aru, sa tahad mängida, sa tahad näha, mis muutus on toimunud. Kõik me oleme selle videogameide nagu mingisuguse üles kasvanud. Algus ju täiesti, kõikide asjade algus. No FIFAd, Playsta 2 peal igast erinevad mängud. Netis olid mingid mängud, vaata I8 ja kuradi. Y8. Y8, see mängu. PEM I8. Ma isegi mängisin mängu koopas kunagi. Ja ma ka. Kas sa olid elus üldse seda? Ja, mul nimi oli Karl 2001. Ja seal oli, ma ei tea, kas te mäletate, mängu koopas oli see, et olid limpsid, millega sa said kraapida, said koodi, sa said oma avatarile riideid osta. Ma üldse ei mäleta. No võt, ja see oli mängu koopas, said enda avatari teha. Sa olid Tallinnast, sest sul oli raha või? Ma olen Tallinnast ja aga raha polnud. Meil ei olnud ka, ma ei tea, ma ostsin rates solle ühe korra. See oli päris kallis tegelikult. Kallis lõbu oli see. Panid mingi luuale 10, vaata. Sa oled nii ilus, hakkame VV-ks või? Olin 11, siis ma panen, kui luud, ma panen su 10. Viitsid, saadan solli sulle, vaata. No problem. Mängukoopaga oli see, kes ma mäletan ainult seda mängukoopast, et ma läksin läbi neti.ee, vaata. See oli seal, vaata, nagu mitu kategooriat tuleb sulle. Ja siis kuidagi sealt ma ei pannud nagu mängukoobas.ee. Ma läksin läbi neti ja klikkasin mingi ühele kategooriale, teisele kategooriale, mängud ja siis scrollid alla, siis tuleb mängukoobas. Sa ei pannud sealt esilehed netist, et täiskasvanutele või? Sa panid või? Muidugi. Täiskasvanutele. Väga julgend sinna vajutada. Ma ei teadnud, mis ta tuleb, aga ma teadsin, et see on täiskasvanutele. Mis sa leidsid? Ma ei mäleta enam, aga ma arvan, et seal oli porno. Mis sa muud olla sai? Paljud tissid ilmselt või midagi sellist. Normaalne. Ma arvan, või riistad mingid. Suured, vaata. Ühesõnaga, et CS-i sai normaalselt mängitud. Ja CS-ist jõudsime suurte riistadeni. See võib ka juhtuda. No, jah. Okei, oli ära. Mis sul siis? Okei, tuleme okei juurde tagasi. Siis läks nagu produ asi sul luugama tegelikult. Ja siis oli... Mäletan, et sa hakkasid nagu täitsa seda suund jahtima. No mul millegi pärast tekkis jah see suund, et ma panin mingi 3 aastat ikka täie rauaga ainult produ. Nagu mitte midagi muud põhimõtteliselt ei teinud. Vahepeal käisin uuesti Eesti laulul. Selle Kiss Me looga. Aga muidu oli ainult see, et produ ja ainult produ otsa veel. Sul oli päris hea kool ka kohe kõrval ju võtta. Stiiga kõik. No Vallo, Kikas ja Kevin tegelikult olidki mul need vennad, kes kuidagi
olid kogu aeg mul ees ja mul oli siuke nagu, see oli ülihea asi, et ma olin tegelikult nagu, ma arenesin ise väga kiirelt, sellepärast ma olid nii head vennad ees, kes kogu aeg oli mingi kule. Nagu alla selle level ei tee, vaata. Ainult utsitasid. Ja sellepärast ma arvatavasti sain väga kiirelt selle mingi baasi alla ka, vaata. Ja need stuudiod seal ka on imelised, mida me saame nagu igapäevaselt kasutada, et nagu kuidagi tundsin kogu aeg. Equipment on olemas ka, vaata. Sul endal kodus on ka mingi ja loomulikult, jah. Et siis, kui ma tunnen, et ma ei taha nagu nii-öelda stutti minnes, ma lihtsalt on kodus ja kukin seal. Aga jah, ma ei tea, siis oligi see 2-3 aastat läks nagu hästi. Need Eesti lauluajad ja mingid, nii ja näiteks produsime, et siis mingid suuremad lood tulid välja ja et siis kuidagi tundsin, et see on tegelikult see asi, mida ma tegelikult ka teha tahan. Ja nüüd ongi tegelikult siiamaani iga päevas. Aga kui korraks võtta see periood, kus sa alustasid selle Beyondist 14, siis tegelikult oli mingi keikasi kõik asju päris palju, hiljem see okei. Kuidas see sinu nagu sellist mingi koolis käiku, koolis olemist mõjutas? No, pani korralikult põntsu ikka või? Ei, selles mõttes, et ma puudusin ikka julmalt. Ütlen ausalt, gümnaasiumi peale ikka puudusin väga palju. Aga mul oli, selles mõttes, et õpetajad said aru, et ma ei puudu sellepärast, et ma lihtsalt tahan puududa, vaid see, et mul tegelikult ka oli juba nagu millegi vastu kirg on ja nad said aru, et ma töötangi selle kallal, et ma ala ma ei jõua matasse teisipäeval, siis mu matõpetaja tegelikult teadis, et et ta on arvatavasti muusikaga seotud, vaata, et kuskil ära. Ja nii oligi ja ma lugesin kokku, kui palju ma puudusin 3 aasta peale. Kui ma õieti mäletan, oli 1218 puudumist. Mida? 1218 puudumist. 1218? Midagi sellist, jah. Et selline see on julm, jah. Kui see number, nagu mul on lihtsalt see spetsiifiline number peas, aga oligi, ma hoidsin oma hinded tegelikult jumala heas korras. Ja lihtsalt oligi see, et nad nagu kuidagi anti see usaldus mulle, et kui sul koolis hästi on, vaata hinnete ja mis iganes asjadega, et siis on nagu chill ka, on ju. Aga mul otseselt mitte ühegi õpetajaga niimoodi läbirääkimine ei olnud, on ju. Et eks nad ise said aru ka, et ma lihtsalt veits sihikindel ja tahan seda kindlat asja teha ja nii oligi. Toon sulle paralleeli, et Audentese spordigümnaasiumis käis niimoodi, et sul on ikka nädala sees võistlused ja asjad, siis maksimum, mis mina kätte sain, oli äkki 600 puudumist. 600 puudumist. See on mingi terve õppeaasta. 1218. Aga vaata, see on see, et see oli stuudiumis. Võib-olla seal oli see, et tavaliselt on koolis see, et kui sul on matta 1,5 tundi, siis sul üks aine vaata sinna. Ehk et see on nagu üks matta, aga meil võeti nagu iga 45 minuti haaval. Et siis see tegelikult võib olla samamoodi, et võib-olla mul oli 600 puudumist, aga lihtsalt see number, mida ma nägin seal oli siuke. Kuule, kas meie vahel ongi see era, et sul ja mul oli e-kool ja tal oli stuudium või? Aga mul oli ka e-kool. Mul oli mõlemad. Mul oli ka mõlemad. Põhikoolis oli mul e-kool ja siis gümnas oli stuudium. See oleneb koolist. Ma ei olnud stuudiumit näinud. See oleneb täiesti koolist. Okei, siis ma jah. Aga jah, stuudium oli normaalne koht. Kas seal oli ka see aeg, et vähemalt e-koolis oli see, et emal oli ka ligipääs, ilmselt on stuudiumis ka sama asi. Ja mul oli ka. Siis ütleb Mamsile, kuule, tee korda. Muidu on paha. Ja mis tuleb jälle kirjutab ära, vaata, et Robin puudus. Mul ema ütles, kuule. Lõpeta ära, poiss. No, näed. Mul oli ikka cooperation oma MC ja Papsiga. No nad said aru ka, vaata, et mida ma teen ju, miks ma üldse nagu neid asju ajan, aga jaa, ikka ei. Matas oli ikka eraõpetaja ja Mataga ma üldse alguses tegelikult ei saanudki hakkama, vaata. Et seal ma ikka pidin normaalselt pingutama. Mul põhikoolis samamoodi 9. klass ära lõpeta, Matas oli eraõpetaja. Aga jah, see on suht tavaline asi ka. Aga mul oli niimoodi, saad aru, ma olin sellises arus nagu muusika ja reaal. Et mul oli nagu reaal õpilased, kes muidu õpivad mingi keemia, advanced ja mingid asju. Ma olin nendega samas klassis. Ehk et siis nagu muusikud ja full IT-vennad koos, see oli nagu nii räme kontrast. Mis see loogika on siis? Ma ei tea, lihtsalt neil oli see aasta nii, et muidu on alati olnud humanitaar nagu, et ala, ma ei tea, ongi humanitaar ja muusika koos on ju, aga neil oli mingi erand seekord. Proovime korra nii. Vaatame, kus läheb. No väga, tegelikult oli pull nagu, tegelikult oli lahe, aga lihtsalt see nagu, no ma ütlen, mingid sõbrad, kellega ma nagu
juba algkoolist vaata klassivendadega head sõbrad olin, siis oli nagu mingid haiged matavennad ja siis pool klassi on vennad, kes tahavad viiulit mängida ja koolis käia, vaata see nagu väga huvitav. Palju sul üldse kooli ajast sõpru alles on? Kahjuks pean ütlema, et põhimõtteliselt ei ole. Et, ja, ma arvan, et see on ka sellepärast, et ma ei olnudki vaata nii palju koolis ja juba see hetk mul tekkiski rohkem nagu muusikutest sõpru vaata. Et see on ja üks asi, mille üle mul nagu tegelikult ka kahju on, et ma ei ole nagu väga connected oma klassiga. 10-aastane reunion tuleb vaata kellele, siis sa mingi, kes sa oled? Ma ei tea seda venda, ei mäleta. See vend ei käinud koolis. See ei olnud seda venda jälle koolis. Miks see vend üldse siin on? See vend tuli 1218. Ei, aga jah. Ei, see ei olnud aasta, see oli 3 aasta peale. See oli 3 aasta peale. Okay. Ehk et see on fine. Peaaegu tegi siis 1 aasta. No ma arvan küll. Aga pärast kooli, kas sul olid mingi mõtted kuskile nagu edasi minna ka või see oli nagu full, et tavai, nüüd see on see, millele ma keskendun? Ei, ma ikka vanemate pärast käisin, proovisin ikka ülikooli minna. Oli jah? Jah, et see Inglismaale. Tegelikult samasse ülikooli, kus mõde käis. Manchesteris? Jaa, Manchesteris. Oli jah tegelikult. Ja ma ikka väga pikk protsess oli. Lahe kool, aga ma olin seal 2 nädalat sees olnud ja ma sain aru, et see ei ole minule üldse. Mis eriala see oli? See oli siis nagu popmuusika produktsioon ja... Aga täitsa nagu produkool oli? Ja artisti mingi osa ja kõik see, aga lihtsalt see, kuidas nad hakkasid nagu käsitlema seda, et kuidas ennast üles ehitada, sest ma sain nagu millegi pärast tajusin veits ära, et kuule, see ei ole see koht nagu. Ja mis seal siis õpetati? No alguses oligi see, et nagu ma saatsin enda mingid demod, mingid asjad, et noh, et nagu ikka päris rets tase pidi väidetavalt olema tervel klassil. Ja siis ma olin 1,5 nädalat nagu koolis käinud ja siis on, kuidas lindistada kitarri? Oli siis nagu esimene klass. Kuidas FL avada? Ja siis ma mõtlesin, et nagu see pidi ju üliintensiivne olema, vaata. Et see pidi olema selline, et tuleb kohe mingi latt ette, et sinna poole pürgida, no et siis sa peadki 7 korda nädalas põhimõtteliselt olema kogu aeg sharp, vaata. See nagu võib-olla see oligi seal alguse asi, aga see oli lihtsalt selline, et ma nagu tiksusin 6 või 7 tundi päevas. Sa juba tead, mis teema on. Ja, et nagu ma arvasin, et seal on juba nagu intensiivsel levelil vennad kohal, vaata. Väike klass ka 12-11 inimest, vaata. Ja siis ma sain aru, et okei, ei. Ja ma räigelt kuulasin enda südant selles olukorras, mis oli väga riskantne oma vanemate vastu tegelikult ka, vaata. Ja ma üks päev olingi, ma tulingi MC Päpsi juurde, ütlesin, et kuule, see ei ole mulle, vaata. Et see tegelikult ka ei ole mulle ja see ei ole selle mõttega, et ma ei viitsi teha või midagi. Et mul tegelikult juba see aeg Eestis oli nagu piisavalt tegelikult teha, vaata. Ja siis ma ütlesin, et andke mulle nagu enesetõestuseks 2-3 aastat, et siis vaatame, mis tegelikult ka saab. Et kas ma nagu suudan enda nime ja seda nagu enda oskusi nagu sellisel tasemele viia, et mul ei olegi vaja ülikooli minna, vaata. Ja siiamaani MC Paps on ülitänalikud, et ma nagu enda eest seissin sellepärast, et see hakkas kandma viljana. Palju üldse näiteks Inglismaal, Manchesteris on... Palju siuke kool maksab, kuidas ta sisse astuda saab? Keegi üldse on huvitatud, vaata, et... No vaata, nüüd on see Brexiti teema ka, mis on nüüd, ma ei tea, kui suured need summad seal on. Minu ajal, kui ma õieti mäletan, siis oli, ma olen aasta oli vist, ma võin täiega puusse panna, jah, midagi sellist, 15-20 tuhat. Standard taksele, kõikidel nagu... Pluss majutusega endal või see majutus on sul... Ei, majutus otsa ka veel. Jah, see, no ma mõtlen oma Jorgi aja peale. Kus mul eile Lambist kirjutas üks, kellega ma koos vaatas, meil oli see nagu ühikas Manor on ja siis me elasime seal, Lambist kirjutas mulle Instasse, vaata. Yo man, long time no speak, vaata. Ma mingi, what the fuck bro, York või see, kui ma Inglismaal õppisin, see oli mingi kuradi 11 aastat tagasi, vaata. Long time no speak tõesti. Long time no speak. Long time no speak. Päris hea väljend. Aga ühesõnaga, seal kõik olid tegelikult suht sama, esigi need põhimõtteliselt high school'id. Kõik on mingi 20 midagi aastane. Päris korral. No see on ikka hefti, jah. Ühesõnaga raiskasid vanemate raha lihtsalt. Jaa, aga... Sa võid aasta ära maksma kohe või? Ei, õnneks mitte. Ehk et mul joppas sellega tegelikult. Aga kuidas see nagu siis ära laskmine oli, et ütlesid, et kuulge, et sorry, et mina enam ei jätka ja oli kõike? Ma kirjutasin pika seletuse, et miks ma tunnen, et see ei ole minu koht.
kuidas nagu ma tundsin, et nagu mul oli tegelikult mingid asjad ette planeeritud nagu kevadeks ka, kus ma tundsin, et ma lihtsalt ei jõua nagu kaasas käia selle kooliga, onju. Siis ma veits tundsin, et see oli Covidi aeg ka, onju. Et siis oligi kõik see nagu kokku oli siuke, et ei, ma ei tunne, mu kõhutunne ütleb, et midagi nagu valesti vaata. Ja siis jah, kirjutasin ja nii oligi ja tšau bakana. Nägemist. Aga kas sa olid seal vähe ja seal mingite vendadega jäid suhtlema ka või mingi aeg jäin ja siis enam nüüd küll mitte, aga noh. Keegi on mingid tegusi ka teinud või? No praegu nähes siis kahjuks mitte. Õppisid nad gitarri salvestama? No 14 enda oskavad. See ongi huvitav, et nagu kui ma nüüd nagu tähele panin, siis ongi veits, neil on see mingi pubikeikade vibe vaata seal. Et siis nagu mõtledki õnneks, et hea, et ma 4 aastat sinna ei andnud tegelikult. See nagu kooliga võib olla veits, ma kardan, ma ei tea, kuidas see asi käib, on ju, seal nendes koolides täpselt on ju, aga minu arust see on täpselt siuke asi nagu see liiga vaata by the book võid minna. No. Ja. Aga see ongi selle nagu muusika, eriti muusika osas. See on räme curse, sellepärast, et kui sa hakkad nagu jälgima, kuidas on õpetatud 20 aastat näiteks, aga muusikamaastik ju nagu sa tead, muutub reaalselt iga kuu, siis sa ei saa õppida tegelikult seda otseselt vaata. See peaks tulema nagu, no ma olen nagu seda usku, et see võiks tulla nagu siuke kogemata vaata. Enamus parimad asjad sünnivad kogemata. See ei ole see, et nagu, et okei, sa võid istuda stuttidel on ka vaata mingid igast sessionid nii-öelda, et nüüd tulevad muusikuid kokku hakkad tegema. Aga isegi siis võid siuke mingi üks väike asi ja siis nagu tekib mingi asi. Ja seda ei saa nagu koolis kind of õppida, vaata. Ja ma ei olegi kunagi nagu ongi, kui ma oma produga alustan, ma lihtsalt ise lihtsalt proovid kõike. See on see, et mis öeldakse selle koha, trial and error, vaata. No ise testid, vaata, mingeid asju. Ja siis nagu, kui sa alles alustad, siis ilmselt kõik tundub hea, vaata. Aga pärast vaata, sa hakkad aru saama, et see on normaalne, see on hästi okei, kuidas minule meeldib ja siis kõik mingid asjad sünnivad kuidagi loomulikult ja ma vihkan, vaata, ma üldiselt ka vihkan siukest by the book, vaata, mingid asju. Ja siin Eestis on ka tegelikult väga palju vendi, kes on by the book, vaata. Ma ei räägi just võib-olla muusikas ka kindlasti on ju. Aga lihtsalt nagu üldises mõttes ka. Võta kas või mitte mingi marketing paskene. Et hästi by the book on kõik, aga kõik see pool, see nagu nii-öelda creative pool, see ongi fucking creative, vaata. Sa peadki erroreid tegema enne, kuni sa nagu asja nagu ära viimistled, vaata. See on nagu Ed Sheeranit süli hästi, et las see sitt voolab välja enne, kuni hakkab puhas vesi tulema, vaata. Et see on nagu loominguga või üldse ükskõik, kuidas see tegelikult on nii nagu. Ma ei tea muidugi, kuidas filmimaastikul, ma ei tea, või selle kaameramaastikul, kuidas sa käisid ka koolis, Reino? No Reino käisid ka Liverpoolis oli. Mul oleks võinud mingit finantsi või maksundust või ettevõtlust. Ja. Ühesõnaga, meie kaameramees Reino ka. Liverpoolis oli või? Lõuna-Inglismaal kuskil õppis ka siis filmi teemat on ja kaamerad, värgid, särgid on ja siis ütles ka meile praegu just, et tegelikult oleks siin rahulikult midagi muud õppida, kõik selle oleks siin ise ära õppida. Aga siiralt öeldes siis üks nagu tuleviku ambitsioon on teha kunagi mingit suuremat akadeemiat, kus reaalselt nagu mitte õpetada inimesi, vaid panna inimesi kokku. Et nagu stuttides on sessioonid, on ju, aga siis sa võtad pool aastat sellest, et sa kutsudki muusikud kokku ja sa teed lihtsalt sellise programmi, et nädal-2 proovime seda teha, žanrit, mis iganes, siis järgmised 2 nädalat seda, mis iganes on ju. Ja siis nagu lihtsalt kuhjaga nagu teha, et seda ma ei ole näiteks, ma olen ülipalju otsinud, ma ei tea, LA-s, Torontos, ma ei tea, kus iganes, mingeid akadeemiaid kooli, kus olekski see, et see on lihtsalt nagu music creative ja nagu loomine, seda ei ole lihtsalt. Ja see on lihtsalt tüübid saavad kokku ja teevad. Ma tean YouTube'is tegelikult on hästi palju ka siukse YouTuberi produvendi, kes ongi nagu, teevad oma asja ka hästi vabas vormis kõik see, aga siis neile ka lõpuks tekib ikka mingi community. Ja siis ma olen näinud sitaks palju, kus nad lähevadki,
võtavadki koos kuskil, rendivad mingisuguse a la villa, istuvad maha kõik, ja lihtsalt produvad, vaata. Ja see on, vaata, täpselt see on nagu see, kus sa võib-olla õpidki kõige rohkem, nagu sina siis, kui sa alustad sellest Tiigi ja teistega, siis need samamoodi, see event produb niimoodi, okei, mis ta tegi, davai, okei, ma proovin ka siis, et niimoodi vaata õpidki kõige rohkem, et see ongi, ma arvan, nagu Reino ka oma filmi asjaga ütles, siis kõik see tuleb ikkagi praktika pealt. Ja loomulikult, ja meil on veel tegelikult mingi, ma tean, et see kuradi Rosell käis ka ju. Käis LA-s või? LA-s oli, jah. No ma isegi ei tea, kuidas tal läheb seal. Aga nagu... Kas ta on üldse seal ole? Ma ei tea. Üks täitsa väga hea näide on see, et kui... Chris samamoodi. Ja. Me hakkasime villat tegema, villasaadet, siis samamoodi, ega Eesti telemaastikku käsi kokku ei löönud, et kuidas saavad teha inimesed telesaadet, kellel ei ole mitte mingisugust kogemust telesaadet teha. Fucking võtke välja tehtud. Samamoodi läksime eelmine aasta reisisaadet tegema. Meil on oma idee oli, kuidas seda teha, mis mõtted, nagu kuidas lähendada teistmoodi, aga nendel pole filmiharidust, nendel pole mitte mingisugust. Ehk siis sul ei pea olema mitte mingisugust konkreetset haridust, et näha, et see valdkond läkib kuskilt mujalt, seda saab teha paremaks. Ma olen nii nõus sellega ja ma tunnen, et eriti Eestis on seda eelarvamust nii palju, et sa pead nagu mingi kindla kraadiga olema või mis iganes. Ma ei tea mida või. Et nagu kui sul on, saad aru, et 9% on sellest, et sa teed ja siis 10% on see nagu sein, mille sa nagu inimesed vahepeal ise sulle ette tekitavad, et sa ei taha midagi uut teha või midagi lahedat, on ju, nagu a la villa, mis iganes, on ju. Need on need eelarvamused ja siis tegelikult, kui sa nagu sellest üle saad, siis teie mõtted on väga professionaalsed, nagu me oleme aru saanud ka, vaata. Aga te võtate ka selle nagu riski ka, et teha neid asju. Ja see on see, mida sa võtad selle riski, ja seal on väga suur ongi, seal on see, et kas sa õnnestad sellega ja sa lihtsalt ongi perses, on. Jah, aga nagu keda kottib nagu. Siin ongi, et see, mulle meeldib, et just vaata nende viimaste aastate jooksul, no ongi, tegelikult juba nüüd mõnda aega, ütleme 5 aastat niimoodi, et kõik nii-öelda noored panevad siuke tuhina pealt, vaata. Lihtsalt lendavad laivivad, jumala pohhu, vaata, mis ja kes ja lihtsalt nagu silmad kinni tunnel visioniga, proovivad oma asja, see on mingi okei, nice, väga, väga tore, vaata. Ja see ongi sõidavadki üle kõikidest, vaata, kes on täpselt jälle by the book, vaata, vennad on. Aga see ongi, see on see, kui sul on ambitsioon millegi vastu ja sul nagu tegelikult ka on see, vaata. Ja nagu, ma ei tea, hea näide, ma ei tea, muusikutest võtta, Eik näiteks, on ju. Olete Eigu laivi näinud, ma ei tea. Ühte laulu oleme näinud, kui ta tegi Eftal. Aga saad aru, see vend on olnud enda asjas 4-5 aastat Tunnel Visionis ja nüüd müüb T3 välja, on ju. Et see on nagu... Tal ka päris pikalt, eks ma ikka, vaata, ei anna alla, teedki tuhina pealt. Ja tal on nagu kommuun on nii rets, saad aru, ta on minu jaoks top 3 vend, kellel on nagu laivi kommuun Eestis. Kohvri kiitis teda meile nagu top. Ja ta ongi nagu, ta on üks nendest muusikutest, kellele mina vaatan ka ikka üles nagu Eestis, et see on nagu lahe asi. Ja no nii tegelikult peakski vaata, et nagu veits seda kõrvalhäma ära ajama ja lihtsalt tegema seda, mida su süda ütleb nagu. Sa oled oma selle väikse karjääri jooksul tegelikult ju, no põhimõtteliselt võib mõelda ikka päris kõikidega siin Eestis, kes meil on, oled koostööd teinud, mis sa arvad, kes sinu jaoks võib-olla ongi, sa korraks mainisid Eiki, aga kes sinu jaoks võib-olla kõige nagu talendikam või kõige sellisem, top vend meie muusahaskenes on sinu jaoks? Väga hea küsimus, väga hea küsimus. Ma ütlen, kellelt ma kõige rohkem õppisin, on Anne kindlalt. Anne Veski? Jah, kindlalt. See, kuidas, mis aura tal ümber on. See, kuidas ta... Aura pluss 1000 või? No aura pluss 1,500,000 nagu kindlalt, nagu siin ei ole küsimust ka. Saad aru, nagu 10 scrolli enne tundsin juba aurat, vaata. Aga see on räme naljaks või minul. See on väga hea. Aga jaa, tal nagu see, kuidas ta stutti tuli, see, kuidas ta võttis enda aja ja ta tuli, tegi ja mõni suu ammuli. Et nagu see oli haige. Siis tegelikult, keda ma pean mainima, on Elerin kindlalt. See, kuidas ta stutis töötab ja see, milline ta nagu kõrv on suht süke haruldane asi,
et nii palju, kui me mingeid asju mingid salvestanud olen või mis iganes, siis on see, et kohe olemas, kohe uuesti, mis iganes. Elerin Tiidust räägid, jah? Jah, et ta on nagu väga produktiivne inimene. Ja 3. Miks sa küsisid seda? Ma ei tea. Evelin, Elerin, Elina. Sa naerad, see on nii naljakat. Anna, sa oled? Elerin, Elina Born. Kõik on same, but different. Minu jaoks need samad. Muusikatöö. Lihtsalt see, kui sa ütlesid ka seda, oli liiga. Mingi väike paus oli ka, vaata. Oota, Elerin Tiit või? Okei, jätkame. Oota, kärbes nüüd lõma. Oota, kärbse paus on, sorry. Eesti koondise Albert Hurt, Eesti võrkpallikoondisest, võta see särk lõma. Albert, me tahtsime seda seinale panna, aga meil ei jätkunud. Oi, läinud juba. Aitäh. Oi, pea. No, kärbse paus on läbi. Need vennad, kes Spotify's kuuled, vaata, vennad ajavad kärbest 2 minutit. Sorry, me oleme tagasi. Ütlen ühe nime veel või? Jaa. Ütlen. Kas see Meril Mälk ütles? Ma ei tea. Ma tegelikult ütlen Koit Toome. Siidalt. Ta oli ka ikka, temaga stuudios oli väga lahe. Professionaal, jah. Aga ikka mingid lähedasemad sõbrad. Villem on väga arenenud selles osas, kuidas ta stuudios on ja kõik teemad. Et kui need 5 aastat, mis me siin koos oleme intensiivselt teinud, siis praegu on see vend ikka väga professionaalseks läinud, mis on nagu lahe. Et näha, et vend on hardworking guy. Aga jah, see mu top 3. See top 3. Paneme kohe vastupidi, kes on kõige sitem. Kellega lihtsalt võib-olla kõige raskem vaata teha. Ma olen üliõnnelik, et mul ei ole olnud mingit väga sitt olukorda. Stop the cap, bro. Aga ei, ausalt. Okei, ütleme, piibutame ära. Ütle siis 3 nime, piibutame ära. See peab isegi 3 nime. See on Pinky Promise. Siiralt. Me ei ole muinid. Ei midagi. Kes? Mul on 2 venda. No, mul oli ühtegi. Mul oli ühtegi. No, pane üks. Ja Tavai, need lähevad sisse nüüd. Ei, te pinkisite mulle. Oota, aga miks siis? Miks nemad? Sellepärast, et kuidas öelda, võib-olla see on minul endal mingi enda teema on nendega, aga nagu üldse ei sojunud. Või nagu nendega oli see, et sa proovid ja punnitad ja ei tule midagi ja hästi intensiivne. Mul on üks mõte, mis mul kohe pähe tekib, et kui ma mõtlen, et ma teeksin kellegagi koos, kes kohe üldse ei oska või ei taha või ei viitsi või sa näed, et mingid asjad on nagu surutud või punnitatult, siis ongi ju raske teha. Ja loomulikult. Mulle tundubki, et nad ei ole selles asjas sees, neid päriselt ei huvita see asi niivõrd väga ja nendel ei ole selle asja loomulikku intelligentsi. No okei, teise nime puhul ma olen nõus. Esimene pigem... Selle skeene loomulikku intelligentsi, et seal läbi lüüa, sorry, ei ole. Ei, ma olen nõus sellega, et sa ütled, et tal ei ole seda muusika, muusika austust või muusika armastust. Ei, see peab olema ja see ilmselt on mõlemal olemas. See on mõlemal olemas, et mõlemad laulavad, tahavad laulda, aga seda loomulikku intelligentsi, et kuidas saada kogu aeg paremaks, kuidas ma näen endas neid asju, mida ma võiksin parandada, mis ma olen teinud varasemalt, mis varasemalt huuganud on ja kuidas nüüd ma saaksin uuesti huugama panna asjad. Need puuduvad mõlemal. Minu meelest. Sa võid vastu vaielda, see on täiesti okei vestlus. Teisega ma lihtsalt oligi see, mis sa ütlesid, vaata, et see armastus muusika vastu, live and breathe on ju muusika põhimõtteliselt. Et selle esimesega tal on pigem see. Jaa, muidugi. Aga see võib-olla, vaata, tegelikult on see case, et ongi, et produdega tegelikult, kui ei klappi, see ongi perses. Jaa, aga vaata, siis ongi see, et võib-olla mul on endal lihtsalt isiklikult on mingi kogemus nendega. See on tegelikult räme rets, vaata, kui tuleb mingi vend, et sa oled mingi, et võib-olla isegi normaalne inimene, aga siis, kui nagu läheb tööks, siis sa lihtsalt ei tule seda, vaata, seda klappi, vaata. Räme skeeri on ka seda nagu, ma ei tea, teha või proovida, vaata, sest
ei tule midagi. No. See on... Mida sa teed? Lihtsalt see ongi väga räme prügi ka. Ja see on nagu, miks mul nagu tekkiski see nagu mingi vibe selle ümber oligi, et nii palju, kui me oleme proovinud, siis lihtsalt no läks lappe ja midagi muud ma ei saa öelda. Ma nagu selles mõttes, et nendega on mul lihtsalt kõige sitem olukord on. Okei, aga ma eeldan, et kas nad ise saavad ka sellest aru või? Ei. Jaa, muidugi mitte, Andrei. Andrei, kas sa saad ise aru? Aga mis sa teed siis, kui... Mis sa teed siis, kui nad on mingi, kuule, et joo, et teeme väis hästi, vaata, et mul oleks see, et mul on see idee, vaata, kuule, teeme kiirelt, tavai, teeme, tead. Ma ei saa oma kõiki parimaid nippe ära öelda, aga... Ma tean ühte killi nippi. Ta lihtsalt ei vasta. Vana lihtsalt ei vasta, saad aru. Kaub ära lihtsalt. Siis, kui satub tänaval vastu või kuskil üritusel, siis on mingi, kuule, sorry, ma ei jõudnud vastata. Ma nägin küll, aga ei, tegelikult, ma ütlen ausalt. 3 kuud hiljem. See mitte vastamine tegelikult ei ole üldse seotud sellega. Mul on lihtsalt vahepeal oli elus nagu, see on ka veel teine teema, haiged ADHD-hood. Ja sellega seoses oli see, et ma vahepeal lihtsalt unustasin vastata inimestele. Aga ma ütlen tavaliselt seda, et kuule, mul on praegu niimoodi, et mul on kevad pukitud, vaata. Vana hea. No, see on hea. Läme kiirem praegu. Aga vahepeal tõesti on ka nii, on ju. Aga jaa, selle mitte vastamisega ma õnneks olen nüüd tegelenud sellega piisavalt, et ma enam nii ei tee. Nimed saime kätte ja ma selles mõttes, et... Ei, ma olen nõus. Esimest saaks veel kruttida. Saaks veel kruttida. Aga ma arvan, tegelikult isegi juba praeguse hetke, antud hetkel on võib-olla tšutt hiljana. Kurat. Maso meenos. Ei, I am agreeing. Teisega see vapsi. See on lännu. See on juba läinud, see on läinud rong. Mulle nii meeld, mulle nagu, see on minu arust eriti naljakas, et te saate samastuda muga. Ei, kuule, sa näed ju, sa vaatad peale, sa kuuled, sa oled inimestega koos aega veetnud, sa ju selles mõttes. Ja, fair. Kellel on mingid asjad paigas ja kes näeb mingid asjad. Pluss sa tead, vaatad kõrvalt ka nagu võib-olla mingi paremini mingid tüüpe, on ju. Ja siis sa nagu saadki, okei, see vend teeb niimoodi asju, see jääb niimoodi asju ja tal on niimoodi. Keegi võta neilt seda ära, mis nad on teinud ja ilmselt nad teevad edasi ja selles mõttes on kõik väga okei. Okei, aga kellega sa tahaksid veel proovida mingeid sessioneid teha või? Tahaks Inesega teha kindlalt. Ines? Jah, see on üks inimene, kellega ma tunnen, et oleks vist mingi lahe muusikaline klapp. Võimalik kas või produda, mis iganes on ja. Ja tahaks Taukariga räigelt teha. Mis sa ei ole teinud? Taukaril on oma see... Taukaril on Vallo kikas olemas ja... Sa tunned Vallo, ütle Vallo, davai. Vallo, palun lase mind. Vallo, lase mind ka pulti. Palun, aga ei, ma arvan, tegelikult see on pigem selles küsimus, et ma peaks reaalselt kirjutama talle, et jõu, nagu davai vaata. Äkki peaks Vallole kirjutama, ei või? Ei, ma kui ma kirjutan otsa Taukarile. Taukar vaata rääkis meile ka siin ju samas, et neil on nii-öelda oma see, et nad... Ja ta ütles, et ma vist küsisin ka, et kas ta tahaks vaata veel mingi kellegi teisega mingi produmise asju proovida, vaata. Ta ütleski, et nagu ta on seda teinud, aga siis lõpuks ongi see, et kui sul ühe vennaga on nagu, see on nagu juuksuriga, vaata. Kui sul on ikkagi nagu oma kindel litter, kes teeb täpselt nii, kuidas sa tahad ja ta fiilib sind, ta tunneb sind ja alati tuleb see hea nagu... Hea katt või? Hea katt või hea beat, vaata. Ja siis sa ongi, aga Taukale... Sul on mõtet vahetada. Nagu miks ta peaks minuga mingit R&B produ hakkama tegema, kui tal on Vallo, kes kütabki talle normaalsed kidrad sisse ja trumm ette ja tal on hästi, ta teab, et iga kord tuleb ülihea delivery sealt, vaata. Aga mis teema Ines või? Ma lihtsalt võtan, ma ei tea, mingi hetk... Kogu toogu või? Kogu toogu või? Ma arvan, et see on... Vallal nüüd. Uue aasta teema. Nüüd ma arvan, et on... Tegelikult ma tean, et kui ma kirjutan, siis ta on hästi... Oi, kolmas. Turiga Maareliis idus ka kindlalt. Ma arvan, et Maareliisiga oleks midagi väga lahe teha. Sellepärast, et ta pole ammu tegelikult teinud otseselt. Et ma kindlalt võtan mingi hetk ette, kui mul nüüd natuke rohkem aega on, ma arvan, et see on sügis. Aga ütlegi, kuidas nagu just need, kes juba ammusest ajast on teinud musse, kuidas nemad siis praegu nagu, ma ei olegi näinud, et nad teeksid mingit uut materjali peale. Sest pigem vanade keikade pealt. Ja neil on pigem see, et mida ma olen aru saanud, on see, et neil on nagu kartus, et nad teevad midagi üli cringe'i. Tänapäeva muist on nii palju muutunud, et see värk nagu ei sobi. Jep, et siis neil ongi pigem see küsimus, et
ei julge ka otseselt võtta kontakti mingite uute noorte produtsentidega, see on ülitavaline asi, et lihtsalt ei juleta, et mis asja, et sa oled ju põhimõtteliselt mingi vana peer, et miks sa üldse veel mussi tahad teha, vaata. Mis on tegelikult ülivale nagu eelarvamus. Tegelikult meil on vastupidi. Jah, täpselt. Ma mäletan, noor olin, siis ega väga ei julgenud kirjutada, vaata. et nüüd ongi pigem see, et nagu ma tunnen, et peaks rohkem tegelikult seda nagu kolläbi tegemagi just, vaata, et see on minu arust ülikõva. Aga jah, ma arvan, et mingi hetk võtab ette ja proovib. Tegelikult ilmselt on see ka, vaata, et kui sa reaalselt eriti praegu enne, nagu ma ei tea, sinu situatsioonis ongi, sa võid kõik muusikamaailmas teavad kindlasti, et sa tegid seda, sa tegid toda, ja kui sa näiteks kirjutadki kellegile, kuule, davai, teeme nüüd mingi produ koos. 100% on, kuule, davai. Muidugi, Lennale oled produnde. 100%. Oi, no ma ütlen, Lennale tahaks ka teha. Vaata, wow. Mida? Lennale tahaks ka teha, vaata. Peited. Ei, Peited. Tegelikult siin Jako paneb piibud peale, aga kui sa hakkad mõtlema selles mõttes selle peale, et meil on Eestis neid vanemaid artiste küll ju, kes selles mõttes on proovinud nüüd comebacki teha. Täiesti vittus. No mees, see on... No see on ju täiesti putsis, mis seal toimub. Ma isegi viitsi vaielda. Mina lasen mu isale korra, seda muistu sureb taha. Aga ikkagi vaata, inimestel on kuredi... Aga läbi saada ei tähenda seda, et muusika hea on, Andrei. Ei, aga vaata, inimestele meeldib. Kellele? Inimestele. Ükskõik, kus ta esinema läheb, tal on fucking sold out inimest huugavad. Sul on oma kontingent, vaata. Sellepärast ongi, vaata. Kõigil neil on oma kontingent. Jaa, aga see ongi see, et siis miks ta peaks jahtima mingi ala... Minulaadse trendi. See on täpselt sama lähenemine. See on täpselt sama, et see ei olegi halb, et nad teevad seda, see on täiesti okei. Aga et ma olen juba teinud mingi 25 aastat näiteks ja nüüd ma teen uuesti mingisuguse uue asja, ma pole vahepeal teinud 5, 6, 7 aastat. Tema on teinud tegelikult. No midagi, muidugi on teinud, aga lihtsalt seal on veel mingid inimesi, just sa mõtled selle peale, et nad proovivad sellest tänapäevase stiilis teha seda samat asja, mis nad tegid näiteks 25 aastat tagasi, mis huugas, see, mis oli see Eesti aja, see kuradi need bängerid, aga pean nõustuma, et mingid laulud on ikkagi ilmselgelt väga-väga head, mis tegelikult sobituksid sellesse 90-ndate lõppu 2000 algusesse. Ja vaata, aga siin on see case, et miks need vanemad vennad teevad seda sama, mis nad tegid kunagi. Sest kõik need, kes kuulasid too aega, artist jääb ikka samaks, muidugi. Aga need kasvavad üles, ja nüüd on see, et nende jaoks, kes üles kasvanud, nende jaoks on no offense ala kas Killingu, Villu või isegi ma panen, kui ma kunagi panen mingi loo, no ta türa, mis pask see on. Praegu tänapäeva muistid sitt, vaata. Ja 100%. Ma olen sellega nõus. Nii, ja siis ongi, mu point on lihtsalt see, et kui tema ikka pushib oma seda agendat, vaata, ega temal need kuskile ära ei lähe, ta teebki seda neile ja nemad tahavad nostalgiat ja nostalgia on üks top 1 asjadest, mida jahtida, vaata, ja mis inimesi kogu aeg nagu toob kaasa sind kuulama, vaata. Nii, ja siis ongi see point, et miks ta peaks tegema mingi kuradi, kujuta ette fucking, mis iganes teeb, ma ei tea, kes tegi kunagi mingi diskot, hakkab, ma ei tea, mingi, ütlemegi, sa mainisid mingi R&B-d ja mingit sükest asja tegema. Aga kust te siis võtate selle väite, et need, kes vanasti tegid mussi, nüüd ei julge enam muusikat teha või ei julge enam kirjuta noore põlvkonna? Ei, nad ei julge, mina isiklikult. Sa võiks seda teha ju, kui see nii hea on. Nad lihtsalt taha teha seda aega möödas selle muusika aeg. Nad saavad ise ka aru sellest. Jaa, aga nagu selles mõttes, et alati on võimalik teha Calvin Harris Summerit 2024, kui sa teed seda professionaalselt. Muidugi on võimalik teha, jah. Ehk et see ongi pigem see vaata, see on nende mingite inimeste maitse ei ole piisavalt sellises kohas, kus neil ongi vaja seda nagu noorema inimese pushi või nagu mingit uut värskust, vaata. Ja seda nad kardavadki. Ja ma olen ka sellega nõus, et see väide, see on kõik on väga õige. Nendel jääb oma see sihtgrupp ja oma see inimesed, kellel nad kunagi tegid muusikat ja kuulaksid siiamaani tänase päevani. Ja lihtsalt see sama, selle... Mul on väga tähtis point ja poolel praegu. Sorry. See, et nad muidugi need inimesed jääksid alles ja need kuuleksid, aga sealt tulebki see mängu, et nad tõesti, nad ei julge sinuga ühendust võtta näiteks või siis ma ei tea, kelle Niglasega või kelle teisega veel, vahet ei ole. Et nendel ei ole, kui nad praegu laseks enda mussi välja, siis põhimõtteliselt nende kõik see, mis on nagu üles ehitanud, on läinud, sest see on täielik sitt.
et sa ütled, et nad kardavad oma legacy't. See on ka tegelikult sa annad oma legacy lihtsalt ära sellepärast, et sa tegelikult, sul ei ole neid oskuseid, nagu on näiteks Killil, nagu on näiteks sul, nagu on näiteks Niglasel või kellel, kes produb nagu väga heal või väga heal tasemel. Ja sul ongi nagu, kui sa nüüd selle mussi välja annad, siis tegelikult sa võid ise mõelda, nagu kõik vennad mõtlevad, et kui ma ise olen midagi välja, siis võib-olla ma ei annaks sitta asja välja, ma annaks väga hea asja välja. Nende jaoks ongi see väga hea. Aga vaata, see nimi, kelle sa välja tõid, see on võib-olla kõige siuke valem näide selle osast, sest et esiteks sellel inimesel on täiesti pohhu. Täiesti pohhu. Tal on täiesti suva. Ta on mingi, ma teen oma asja, käige kõik perse ja nii on. Ma ei ütle selle inimese kohta mitte midagi halvasti. Mina lihtsalt ja ei, muidugi. Me kõik üks päev jääme sama vanaks. Ja üks päev me teeme kõik, juhtub meil kõigil see, et me teeme ühe sita asja ja me saame aru, et sorry, meie aeg on läbi. Lihtsalt ongi, ma nagu räägin seda, et see ongi see nostalgia litakas, miks nad teevad. Meilgi tegelikult ju, me oleme juba, ma kohe räägin ühe loo, et ühesõnaga me hakkame nii-öelda vanemaks jääma ja ega me ka, ma kuulan praegu nii-öelda tänapäevast mussi lihtsalt sellepärast, et lihtsalt semi olla kursis, et mis nagu toimub. Aga ma enjoyin seda muusikat, mis oli 2010 algusena. Et see on nagu see minu nagu kind of see pool, mida ma meeleldi kuulaks. Ja, aga no see on kõige naljakam, kui ka tuua näitena siis ka nagu miks vaata meie see Pidu Villemiga Frat töötab nii hästi. Te panete seal sellist... See ongi põhimõtteliselt ongi, me lasemegi Nelly Furtadot ja Taylor Swifti ja neid asju ja selliseid asju ja et ma olen Nelly nõus. Ja see toimib tegelikult, vaata... See on igal pool tegelikult nii ja kui sa klubidesse lähed, nostalgia litakas on kõige parem asi. Üks põhimõtteliselt, kuidas ma ütlen, see märksõna, mille peal nagu lähtuda, vaata. Sest ongi see, et väga palju olen mingi keikasi teinud, kus sa mingi panedki siuke, kuidas ma seletan tavakuulajale, et no siuke Siimi type beat muusikat. Mulle endale meeldib seda kuulata, kui nagu käima panna ja no mingi DNB ja mingi siuke enne. Et eks neid on ka, kes kuulab, aga siuke üldrahvas, vaata, kes nagu on su ümber seal klubis, kohe, kui sa paned mingi kuradi, ma ei tea, Umbrella käima seal, mingi fucking... paned mingi vaka peale, kõik vennad lähevad fucking hulluks. Siis sa tead, siis mõtledki, et mis ma nagu, mulle endale meeldib ka see pool, ja ma näen, et rahvas naudib ja DJ olemise puhul ongi see pigem, et sa... Crowd pleasing, jah? Kind of crowd pleasing, et see... Kui sulle endale meeldib ka, siis ma isegi nimetaks seda crowd pleasing, sest ma lihtsalt olen ise ka puldi taga, ma lihtsalt fucking elad välja. Sama. Aga lihtsalt, et su point on lihtsalt see, et kõigil oleks hea tuju, hea meel, vaata. Üks näide, mis ma esin pissile ja mõtlesin korraks vestluse peale. Et ma arvan, et üks kõige raskem business, kus üldse nagu püsida ja olla nagu kogu aeg relevantne ja kogu aeg areneda, on kindlasti muusika. Sest nagu see on nagu see ütles algusest, et asjad muutuvad reaalselt nagu nädalatega. Keegi jälle, Billie Eilish tuleb jälle uue albumiga välja, mis on hoopis teistsugune, kui oli varasemalt, vend muudab skenet. Taylor Swift on. Taylor Swift samasugune, vaata. Et see on nagu ju crazy ja seal nagu relevant olla. No see ongi, eriti Eestis on see nagu väga raske. Et tegelikult Eestis on seda kohalikku muusikat nagu Spotify's, mis iganes kuulatakse ülivähe. Kui sa vaatad nagu meie top 50 Eestis on ju, siis siuke 35-40 lugu on tegelikult, kõik on välismaalt vaata. Et seda nagu kohalikku turgu on tegelikult suht vähe meil. Loomulikult meil on YouTube Music, kus huugavad väga palju lahedaid vendiringi. Bad Art on majas. Bad Arti viimane lugu, shout out. See, mis me kassi laulna. See on ka top, jah. Loolala. Ja saad aru, neil tuleb iga teine kuu minu arust lugu ja see on alati saad aru. 50 000 rahulikult. Meil oli Villemiga tuli see üksinda välja, vaata. Ja saad aru, number 1 trending olid nemad ja me olime number 2. Ja saad aru, see oli see, et tavai. We're finished. Oh my god. Muss on finished meie jaoks. Aga ei, selles mõttes
ülisuur austus nende inimeste vastu, sellepärast, et nad on leidnud ühe väga hea turu. Nagu see turg, mida nemad hoomavad. Ma olin pissil, te rääkisite siuksest, või jõudsite rääkida, ma ei kuulnud, nostalgia muusikast või üldse sellises muusikas, mis paneb rahva käima, kunagi hitid. Jõuame Frätini või? Oli see ju teema või? Frätist rääkisime. Rääkisite juba Frätist või? Veits rääkisime, jah. Mis te rääkisite Frätist? See ongi see nagu, mis mussi peale käib. Ja mis see siht on. Aga kuidas Frätt üldse, te alustasite Frätti millal? Me alustasime Frätti nüüd 2 aastat tagasi ja meil tegelikult üldse tuli see idee sellest, et me käisime Rämmaril. Käisime Rämmaril. Okei, huvitav. Ja me mängisime, seal mängisid... Ma mõtlesin küsida, kas idee tuli meid, me 3 aastat tagasi kuskil Pärnus mängisime vanat mussi. Me laadisime siin arvuti taga, tal oli YouTube Musicast MP3-na alla ja siis ma panin teises arvutis, laadisin MP3-na alla mingid ülivanu pask, mingi vanu bängerid ja siis läksime Pärnust ühe pulgaga. Andrei pani sisse ja ma karjusin mikrofoni sodiks. Ühtegi rütmi ei pea ja karjusid ja siis Andrei mängis Abrellasid ja mingi süks paska. Mina mäletan, et tuli mingi kindel keika oli, mis teil oli üli suur, kus me olime ka, mäletate või? Kus te enne mängisite puldis, me pärast teid olime, tegime midagi. Kas see oli mitte seal... Villa? Ei. See oli... Sa tead küll, mida ma mõtlen. See oli Helikas. Helikas, jah. Ja seal oli mul esimene realization, et fuck, te mängite ka õieti. Nagu selles võttes, et nagu, et noh, tajute ja te teete ka nagu sarnast. See on nagu Eestis on see hevi, et no sa oled tegelikult hip-hopi nii-öelda selles muusikas sees on ja nii produdes ja ilmselt kuulad ka seda palju, aga Eestis kurat, see on väga nagu väga nišikas, sest kui sa ikka nagu tavarahvale näiteks ükskõik, kus sa mängid, paned ükskõik, mis loo peale, tõmbab kohe, tõmbab niimoodi selle vibe'i maha, vaata. Sa pead väga mood killer on see. Saali tühjaks, jah? No põhimõtteliselt see on see, et sa mängid saali tühjaks sellega. Aga seal hip-hopiga ongi see, et sa pead tajuma ära rahva ja siis sa saad veits mängida seda, vaata. Just. Aga jah. Isegi nagu, mõndas kohtas isegi nagu soojendades, vaata, lähed selle 140 sinna peale, siis tood selle ühe sisse. Mõned lood on nagu lihtsalt, ma tean see kuradi Mo Bamba ja mingi siuksed. Need on nagu, enamjaolt kõik oskavad kaasa olla, kui sa natukenegi midagi muud paned kohe, kõik perses, vaata. Ja sa ei saa seda pikalt üldse mängida. Saal on tüü, vaata. Aga ma enne tahtsin rääkida seda lugu, vaata, et hakkame vanaks jääma, vaata. Ma just käisin filmimas sellises sarjas nagu Papsid, kutsuti. Ja siis seal oli igasugused näitlejad ja ühes nii-öelda peres, kes Papsides seal on, mängib selline tegelane nagu Lukas ja see on siis kõige noorem, ma ei tea, kas kõige noorem, aga ühesõnaga üks Malmstenitest. Ta on see 16-17 või? Mingi siuke. Hugo siis on. Ja siis ma viisin ta pärast võtted, viisin koju. Ja siis hakkab mulle rääkima mingi seal, mingi kooli asju, bla. Ja siis ta on mingi, et saad aru, mees, et meil on mingi siuke case, et üks vend hakkas niimoodi snitšima seal, vaata. Ma mingi, tead, mis snitšimine on või? Ma mingi, mis see? Jah. Ei no snitšimine on põhimõtteliselt siuke, et vaata, kui keegi teine, ma mingi, mees. Bro, mina leiutasin sõna snitšima, mida sa tead? Kas ma teile rärast tulen nii vana sinu, eks sa hakkas mulle seletama, mis on mingi snitšimine või mingi. Ja siis oli veel mingi, ma ei mäleta, mis see oli. Mingi sõna oli veel, vaata, mis ta hakkas mulle rääkima, et ma ei mäleta, kas mingi suss või mingi siuksed asjad on, midagi hakkas seal seletama. Ma lihtsalt istun mingi, pers, et kas nüüd ongi see aeg, et kus mina olen nagu nende, kes on seal 16, 17, 18, kas me oleme juba need seal vanusest, sinna vanusesse jõudnud, et me oleme nüüd nende jaoks nagu sellised... Boomerid, jah. Sa tead, mis boomerid tähendab? Mis see on? Ma ei tea. Et me oleme nagu need vanemad tüübid, vaata, kelle tulebki nagu seletada igat nagu mingit slängisõna või mis iganes, vaata. Mul niimoodi kastis ära, ma lihtsalt sõidan, ma mingi, bro,
sa solvasid mind praegu, vaata. Seda, mis tähendab shoe on hot või? Shoe on hot, sa tead, mis tähendab shoe on hot? Ei. No ta on liiga noor, vaata. Ta on liiga noor. See on juba boomerite värk, vaata. Sa vaata. oled kasiinos käinud, siis sa tead, kas shoe on hot või? Ei ole. Ühesõnaga, ma jõudsin selle realization'i. Nii. Ma jõudsin lihtsalt selle realization'ini, et ma hakkan. Ei, see oli lihtsalt õnnetus, see oli tööõnnetus. Ta eeldas sinust halvemat, aga sa olid tegelikult parem, kui ta arvas. Kõik on hästi, sai veel. Okei, loodame. Omatud. Anna 3 aastat veel endale. Siis on täiesti lappes kõik, vaata. Tahad Frätist korra rääkida veel? No mis sa tead? Villu rääkis ka meile päris palju Frätist. Ma ei mäleta, rääkisid igavalt. Ja Villu mõtete jutt oli. Kui tihti teed Fräti teete? Kord kuus ja kogu aeg sama kohta? Meil ongi see idee, et see on nagu T3 in-house, vaata. Et see ongi nagu lojaalsusmaja mingi värk, vaata. Et kuidas öelda, et nagu see ei ole otseselt see, et me peame olema seal, aga me oleme selle koha nagu nii hästi üles ehitanud praegu enda jaoks. Et me tahamegi nagu, et meil on nice seal olla. Et me vahepeal küll mingeid erandeid ja asju teeme, vaata. Jaa, ma ise mõtlen seda, et see suvi oli mingisugune, mul üks sõber, ma ei tea, mis tead ka Fredi, on. Jah. DJ Shah, Anna rääkis meile ideed. Ühesõnaga, Fredil vaata puudub selles mõttes igasugune siuke äriline vaist, pluss tal puudub ka siuke nagu organiseerimine, et kuidas mingeid asju nagu kokku ajada. Ja kui tal mõtted on kõik nagu väga palju häid mõtteid, mida teha nagu erinevad, siis ta tuligi jutuga, et tegelikult tahaks teha mingi see suvi, kas siis mingisuguse penthouse'i või mingisuguse katuse peal Tallinna kesklinnas. Mingisuguse ütleme, et sa müüd mingid väga exclusive package'id, sa müüdki väga siukest eksklusiivset pidu, pluss või siis teeks üldse nagu jahi peal see aasta. See oleks mingi teema, kuidas sa seda, mina nagu, ma mõtlesin kõik, ma nagu reaalselt mõtlesin kõik asjad üksi pulgi läbi, mis võib, esimene asi on see, et sa hakkad mõtlema, sa mõtlen välja, mis asi võib perse minna. Kas mõtled kõik selle välja, mis perse võib minna, siis sa saad enam-vähem paika, vaata. No Eestis on esiteks esimene suurim risk on ilm. See oli sama või? No esimene asi, mis on ilm. Ja ilm ongi kõige suurem asi, kui sa tahad open airi teha, vaata. Ja kui mitu 10 ideed meil on olnud, et kus midagi teha, pop-up'id asjad, vaata. Aga nagu neid tegelikult peaks niimoodi tegema, et ala sa räägid korraldajaga läbi ja vaatad, et tavai, nädala pärast, mis see umbne ilm on, et mis see on, kui sa selle paika saad, siis teed. Ma tahaks ise korraldaja olla, vaata. Ma tahaks full on ise kõik asjad teha. Kui ma Hiiumaal baari tegin, ma tegin iga nädalavahetus 2 suve järjest. Iga nädalavahetus pidin mingi peo välja mõtlema, et seal mingi muudatus midagi oleks, vaata. Ja kui palju sa sõltud ilmast, no see on crazy. Ja, aga sellepärast ma olengi väga õnnelik selle üle ka, et me seda T3-s nagu tegelikult nagu püsivalt teeme, sest meil ei ole see, et me peame liikuma teisest kohast teise, vaid me saame arendada seda pidu niimoodi lõpuks, et ta ongi nagu meie jaoks täiesti perfektne, vaata. Et sinna on kindlasti aega ja me ei ütleks, et Frätt oleks lihtsalt ka nagu pidu. Mul on siuke tunne, et sellest on juba tekkinud mingi väike bränd, et me... No, sul on isegi Nike kit selles Frätt FC. Jah, et me teemegi, meil on pigem see, et me saame kuidagi enda loomingulisust nagu ka veel seal nagu kasutada rohkem ära, et mitte ainult see, et me teeme pidu, mis praegu nagu inimestele meeldib, vaid me tunneme, et seal on veel midagi enamat sees. Teeni tõesti ka sellega? Ta on... No miinusprojekt ei ole? Miinusprojekt ei ole, jah. Et ta on... seal on potentsiaali, et teha veel lahedamaid asju. Palju sinna T3 inimesi üldse sisse mahub? No, vist oli kirjade... Paberil oli 800, aga... Või 700-800 on täiesti riikis, aga meil on selline keskmine 1000. Ja 950 kuni 1050 on. 800 on täiesti täis, aga meil on 1000. Aga saad aru, et meil on ikka olnud seda sellist tunnet, et nagu rahvas ujub, vaata. Et no nii täis, et nagu, et rohkem ei saagi läbi. Me Viluga rääksime täpselt samat asja, et seal on meie, vaata, et on mingi 20 mintse enne tulekut olema. Kuule, Vits paneme meie ja pluss 30 listi. Pluss 30 listi, vaata. Me läksime, ma ei mäleta millal, see oli üks kindel õhtu, kui te tulite. Ja ma ei mäleta, kumb teist kirjutas. Mina vist kirjutasin. Aga saad aru, et mina alguses ei näinud, mida sa kirjutasid. Telo oli mu kõrval inimese käes. Ta oli mingi mees, saad aru, et nagu nad kirjutavad 15 minutit varem, vaata. Las kirjutavad 3-4 tundi ka varem, vaata.
jumala easy, vaata. Ja ta oli mingi, ma panen paika praegu. Pani või? Ei no Villu kirjutas, vaata, vist lõpuks vist läbi minu telo, vaata. Mäletad? Ja oli küll, jah. Aga me mõlemad olime lihtsalt mingi come on, kutid. Ja, see on nii meie liikum. Aga lihtsalt meil oli see, et nagu meil on list selline, et meil läheb päev enne täis. Nagu inimesed tahavad, nagu need on ju, blablabla, mis iganes on ju. Meil on see hetk, kus nagu meil klubi ei lase rohkem sisse, nagu meie poolt inimesi, vaata. Ja siis ongi täpselt nagu teie, kelle me hea meelega sisse laseme, vaata. Aga siis on see, et 0015 kõleb pluss 19 saab muidu või. Aga tegelikult ei, see on chill. Et me väga ootame teid. Et te võiksite tegelikult tulla ka niimoodi, et te tulete ka nagu. Et see oleks nagu kõva, ma arvan. Suvi on packed või? Mis plaanid? Esinemised? Ja nagu tegelikult nagu packed otseselt ei ole, mis on nagu hea. Et jääb aega ka nagu lihtsalt keevitamiseks ja uute asjade tegemiseks. Aga praegu on niimoodi iga kuu on ikka 3-4-5 asja, mis on nagu, minu arust see on just nagu see hea healthy balance, et mul ei ole iga NV ei ole vist on ju. Et ma saan ikka puhata ka ja veits olla ja. Ma arvan, et see teebki vaata ühest võib-olla ühest heast suvest nagu mingi korralikult, hea suve vaata. Ja. Käi, saad ringi sõita, saad isegi reisida, kui tahad, mis iganes, et see kõik on nagu tore. Aga see oligi, ei no jah, meil ongi tavaliselt see, et nagu suvi, me nagu proovimegi suve niimoodi tavaliselt hoida vähemalt enda bandega ja et suvi on nautimiseks, teed ikkagi tööd ka vaata, aga septembrist on ikkagi see, et kardin ette ja läheb. Aga mis sa septembrist tegema hakkad, lähed kuhugi? Ja praegu on plaan minna USA-sse mingiks ajaks ja siis sealt vist tagasi Saksamaale ja siis praegu on ka Toronto mingid jutud. Aga kõik full on muusika? Jah, et ei ole mingit puhkamist, ei ole, on ju. Et tegelikult ikkagist, ma ikka proovin anda endast absoluutselt kõik hetkel, et enda seda muusika asja viia sellisesse kohta, et saan kunagi tulevikus öelda, et ma olen midagi suurt teinud. Kuidas sul salary'ga lood olen? Mitu erinevat allikat sul on ja kuidas see pool sul toimib? Ma ütlen nii, et ma olen suutnud vist piisavalt targalt käituda äriliselt, et mul on mitu erinevat sissetulekut ja kõik on muusikaga seotud, mis on nagu öeldakse siin, et Matrix on nagu põhimõtteliselt veits nagu läbi lõigatud, on ju. Et mul ei ole seda, et ma pean kella 9 ärkama, kella 5 tööd tegema. Mul on see, et ma saan ise valida, millal ma teen midagi, aga mul on räigelt teha. Mul ongi, ma ei tea, pidu, produ, kirjutamislaagrid, järgmine hetk on esinemine, järgmine hetk on mingi reklaami asi, mis iganes on ju. Aga mul on see, et ma nagu nii-öelda töötaks küll nagu 24 tundi päevas on ju, aga mul ei ole seda mingit rutiini. Ja siis sellega on siis tekkinud mul ka mitu erinevat allikat. Et ise paned oma kalendri kokku? Ja see on nagu, ma arvan, et see on nagu üks asi, mille üle ma peaks iga päev ülitänulik olema. Ja ma olen hakanud seda nagu rohkem nagu, kuidas öelda, väärtustama ka, et mul tegelikult ka ei ole nagu, et ma saan olla enda boss täielikult praegu. Et järka 9 ei lähe, ole 5 tööle. Needki inimesed, kes tegelikult niimoodi käivad, ärkavad 7, et 9 tööle jõuda ja siis lõpetada. Nii on. No, see nagu, võib-olla ma olen lihtsalt sellist inimtüüpi, et mina isiklikult ei suudaks nagu niimoodi. Me oleme kõik seda teinud ja mulle inimesena absoluutselt, ma lihtsalt, mulle meeldis autorendis sellepärast töötada, et seal olid tunnid olid erinevad ja see oli graafikul, sul tööks, sul oli vahepeal 3 päeva tööl ja siis oli 2 päeva vaba neid, et see mudel nagu sobis väga hästi. No ongi veits vist see nagu, mis meil kõikidel sarnane ongi, et nagu see, eriti kui sa töötad tegelikult peamiselt väga loominguliselt ka, on ju, et siis see sa ei saa ennast panna sinna rutiini tegelikult sisse vaata nagu otseses mõttes, et sa panedki 5 korda nädalas täpselt see kellaeg, täpselt see aeg lõpetada. Sa ei tea kunagi, et sa võib-olla ongi kell 7 hommikul ärkad ja kell 11 lõpetad alles vaata. Et vahepeal on meil selliseid päevi või isegi kuid nädalaid, on ju. Aga mulle see minu arust see nagu võlu ongi nii lahe, et see on nagu kuidagi panustad ise nii palju sellesse ja siis sealt tuleb ka sinu effortist sõltub sinu success ka. Jah, täpselt. Ja see ongi naljakas, et kui sa
9-5 pealt nagu mõtled davai, et alustan, hakkan nagu freelanceriks, et oleks rohkem nagu vaba aega. Siis tegelikult lõpuks töötad rohkem. Ja, see ongi klassik. Sul ongi, alustad 7, lõpetad kell 12. Ja, aga no minu jaoks on see kõvasti nauditavam. On küll, see on veits sülim nagu. Sa ütlesid, sul on nagu mitu erinevat nii-öelda seda allikat, mis sa ümber muusika oled endale loonud. Mis praegu kõige rohkem sisse toob? Mis pool? Produ ikka. Produ, jah? Ja, et ma arvan, et see on vist praegu nagu number 1. Aga siis teine number 2 ongi. No mul ei ole veel, ma ei ole artistina sellises kohas, kus mul oleks nagu iga NV midagi vaata. Et ma arvan, et võrrelda mingite teiste artistidega, siis ma arvan, Eestis, siis ma arvan, et tegelikult on see artisti pool ikkagi number 1, millega sa nagu teenida saad, on ju. Aga mul on praegu on see nagu ikkagi vist Produ. Kas sulle... Ma lihtsalt tahaks jätku küsimus, kui näiteks, ma ei tea, Reino nüüd tuleb sinu juurde, et... Kui sa ütled mulle, kui sa küsid seda küsimus praegu, mul taht sama küsida praegu. No küsi. No, et kui Reino on mingi kuule... Tahaks sulle koos produda. Härra Karl Killing, et ma tahaks, mul on üks räme hea idee. Jaa, sama küsimus. Mul on üks räme hea idee. Ja... Teeme koos. Teeme palju koos. Sa maksad? Mul on Produ vaja. Kas sa teed selle Reinoga, vaata seda venda? Liitsetega teha mõissi või? Loomulikult. Tal on fresh cut ka just. On küll, jah. Päris ilus poiss on, jah. Tegelikult mul ei ole sellist fixed feed. Ei ole kunagi millest see sõltub siis? Tundidest? Ei, see tegelikult sõltub sellest, et kas sa viitsid? Kas tal on täis bukitud kevad või? Kule, mul on vist bukitud kevad, vaata. Kule, kiiren natuke praegu, ma ei saa. Tegelikult see oleneb täiega töötundidest. Ja nii ongi. Et ala ongi mingid poplood, need võtavad räigelt kaua aega, on ju. Mingid, vahepeal ei võta, on ju. Aga nagu lihtsalt see on nagu mingi nagu mingi asi, mida ma olen enda jaoks välja mõelnud, vaata. Et ala sa ei võta vennalt täishinda, kes tuleb kidra ja lüürikaga ja laulab sisse ja kõik, vaata, et sa ei võta seda. Mul on üks küsimus, millest mina ei ole siiamaani aru saanud ja palun seletage mulle seda. Aga enne saan teada, kas mul on õigus. Ühesõnaga, ma saan aru sellest, et kui sina oled produtsent ja mina olen laulja. Nii. Sina teed mulle siis, mina kirjutan kõik asjad, mängin asjad sisse, mis iganes, sina siis miksid ja siis teed miksid ja teed need, kas sina lähed ka autoriks kirja või? Loomulikult. Aga mina pean sulle tunni hinda ka maksma enne? Jah. Aga miks see loogiline? Seleta mulle see ära. Sellepärast, et... Ma juba olen sulle maksnud, miks ma sulle veel pean maksma? See on teenus, ma ostan teenust sult. Kui ta kirjutas sõnad? Ei. Mina olen kõik asjad ära teinud, sina miksid. Ei, oot, sa paned... Pane uuesti. Sina võtad FL-i lahti. Aga mina teen sulle klaverikäigud, mina teen sulle trummid, mina teen sulle kõik need asjad ka või? Ei, ma olen sulle kõik asjad ära teinud juba. Sa teed miks? Oota, mida sa... Alusta uuesti. Nii, oota, oleme... See või... Tead, mis asi on master? See lõpp ei ole või? See on täitsa lõpp. Nii, okei. Väga hea, oleme õiges kohas. Mis asi on miks? No sa paned kõik need kuradi asjad sinna järjest ridade peale. Eks sa paned mingid kuradi kitarrid ja klaverid ja asjad, ei või? No, kinda. Tule öelge, mis on siis? No, et ühesõnaga, miks on see siis, et sa paned nagu, et kõik kõlaks nagu hästi professionaale. Kui ma ainult seda teen sulle, siis sa ainult maksad mulle ja ma ei küsi mingit autorlust. Selle, kui sa paned kõik ilusti. Kui näiteks tuled siia, istume koos, on ju session. Ma tean, mis ma räägin, Killi räägi ise. No võid ka rääkida, vaid ole. No, sama asi, mis tegelikult sa vaatles, et see ongi lihtsalt see, et miks paned asja kõlama. Halb kitarr alguses kõlab pärast hea kitarrina, aga mina ei saa mingisugust autorlust sellest, sest ma ei ole loominguliselt mitte midagi sulle teinud. Mina olen ainult sulle siis tehniliselt aspekti ja see on see minu teenus. Kohe, kui sa tuled looga ja sul on 5, aga sul pole akorde all, trumme, mis iganes, siis see on juba kohe looming ja klaveri käigud ja asjad. Sain, korras, sobib, aitäh. Ja pluss seal paneks ju veel... No see läheb siis loo autori alla või nagu selles mõttes, et muusika looja alla nii-öelda. Kui sa nagu eraldi on veel ju lüürika, siis meloodiaid ka ikka vist võetakse nagu viisi autor. Seal on arranžeerija ja seal on kõik need asjad sees. See on kõik tegelikult nagu ikkagi splititakse nagu... Siis ma olen nõus sellega. Sa mõtlesin lihtsalt, et kui sa korra üle käid... Ma mõtleks tilt ära vaata. Ma küsisin. Ma ei tea, vaata. Aga see on USA-s räme teema tegelikult. On jah? No seal on vaata juba summad.
meil on nagu see, et kui sa nagu keegi kuskilt välja jääb või keegi kuskilt ei saa midagi või korraks isegi tuleb kaasa, on ju. Millest me räägime, see on mingi €200, kui üldsegi seda. Kui üldsegi 200 seda. eurot on see on isegi hästi, see on hästi juba, noh. Aga seal on ikka kui see. Kui sul on 200 eurosid asju 10 tükki, on päris hästi. Aga saad aru, minul oli reaalselt nagu silmi avardav kogemus. Ma olen siin Soomes nüüd paar lugu välja saanud, on ju, mis on teinud natukene seal tööd ka. Ja mul on nüüd Eestis registreeritud üle 130 loo. Ja mul oli mingi hetk, kus ma teenisin siis selle 4 looga Soomes rohkem kui 130 looga Eestis. Me kunagi vist rääkisime ka sellest, et see minuti hind Eesti versus Soome raadio. Mingi üle 20 korra vist või 25 mingi siuke asi. No eks see ongi, vaata meie nagu väike tiik siin, selles mis ongi raske nagu toimetada. Aga jah, nii on. Aga pürgime ainult sinna poole, et tegelikult nagu aastatega on paremaks teinud siin mingid asjad. Mis Warneriga perse läks? Warneriga läks tegelikult niimoodi, et ülevalt poolt tuli otsus ja Baltikum pandi nagu täiesti kinni ja ma tean, et veel kuskilt vist Rootsist, Taanist ka vist natukene nagu tõmmati nagu otsi kokku. Aga tegelikult vist nagu mingi otsest põhjust ei antud, pigem on see, et nagu see digital revolution on nii suur praegu, et ongi vaata mingid TikTokid, kõik asjad on nagu nii üle võtnud, et seda nagu mingit füüsilist osa nagu ei ole otseselt enam vaja, mis on minu arust nagu natukene PS, aga samas ma saan ka väga hästi aru, miks nad Eestis enam nagu asju ei teinud. Et nii läks ja mul vedas, ma sain albumi veel välja nendega. Warner bändi kinni ja kurvad uudised avasid ennast. Täpselt nii. Mis sul nüüd see album on väljas, on ju, mis edasi? Kellega sa seotud oled see, mis see solo-artist või kuidas? Ja ma panen nüüd tegelikult lihtsalt independently edasi, aga nagu mul Gretel Killing aitab mind nagu nüüd absoluutselt kõigega, et ma olen selle sinu õde. Jah, minu õde, et ta on siin ulmelist tööd teinud viimased 2-3 aastat Eesti mussiskenes ja siis, et siis nüüd me kuidagi loogiliselt jõudis aeg sinna, et tavai kuule, hakkame pereäri tegema. Et ma olen väga õnnelik selle üle tegelikult ka, et ja lahe on see, et nagu ta on mu õde ja meil käib nagu nipsus see äri nagu klikk ära ja me räägime ainult väga nagu äriliselt ja siis käib jälle klikk ära ja uuesti mu õde. Et see on nagu väga lahedalt. See on nagu cool, et meil on see sünergia olemas nagu. Kuulegi järgmine nädal. Mis saama hakkab sul? Jah. Kuupäev, kellaaeg, kus ma olema pean? 5. juuni 19.00 on mul siis debüütalbumi Esikas. Ja kinomajas toimub. Saan esitada sensuaalset muusikat Eestis. See on sensuaalne, on sensuaalne. Ma arvan küll, jah, ma pigem ütleks, et et ma vähesed või kui üldse keegi väga ei tee siin Eestis seda mussi. Ja ma väga tahaks, et see jõuaks õieti ka inimesteni. Et ma tunnen, et seda beebimuusika tegemist on vaja siia riiki. Lähme, oleme oodatud või? Ma ei tea. Loomulikult olete. 5. juuni? Jah. Kell 8? 7 on uksed, 8 on live. Kinomaja? Aadressi mäletad või? Uus tänav. Vanalinn või? Jah. Mulle väga meeldis see nimede välja toomine. Mul on üks hea küsimus ka siia otsa. Võib-olla piibutame, ma ei tea. Vabandust, kui me piibutame täna palju, sest see on väga salajane informatsioon, mis jääb ainult siia võib-olla. Aga kes on Eestis selline muusik, kes teeb aktiivselt muusikat, aga ta võiks mitte enam teha seda? Sa paned, saad aru, kuidas nagu rahvas läheb hulluks. See on päris hea. Kes teeb aktiivselt muusikas? Ma tean, et öelda. Ütle. Hitas. Okei. Kurat, ma ei ütleks. Siiralt. Vaidlusmoment või? Ei, okei, ja üli siis muss on. Aga nagu... Broski funnib, selles mõttes on tore. Ja nagu ei, see vend elab. Marko Tasane võiks lõpetada.
no kas seda saab nimetada? Ei, saad aru. See ei ole muusika, mis see on looming, see muusika. Mohan sõbrad, halloo. Sa ütled teise inimese loomingu kohta, nii et see ei ole teise inimese muusika kohta, et see ei ole muusika või? Te ütlete nii näestilt talle või? See on lihtsalt noise. Bro, that's fire on mute. Yo, unreleased this, bro. That shit slaps. On mute. Oota, sul on see vagegi või? Sest saad aru, ma praegu reaalselt ei suuda välja mõelda. Palju seda ma võin sulle ette lugeda? Ei, aga pane nagu, mõtlen nüüd nagu täiesti top 1 nagu. No tegema sa lõpetada. Sellega ma olen tõus. Kaua sa jaksad juba? Ma ei enam nagu kaua sa seda sama vurri veered, see ei ole võimalik. Ei jaa, kuule. No, tõlista siis. Ma ütlesin ära selle põhilise asja. Tegelikult ütlesid küll. No aga ma ütlen, kes veel sarnane võiks olla. Lihtsalt ongi, et ma arvan, et väga palju ütlevad ka meie kohta, et me võiks YouTube'is ära lõpetada ja seda nagu lõpetada. See on kõik subjektiivne arvamus. See on jaa, selles mõttes, aga lõpuks on see, et sul on alati võiks olla suurem osa neid, kes sind vaatavad ja väiksem osa, kes sind ära tahavad saata. Kui see, et suurem osa tahab ära saata ja väike osa karjub, et jee, sa oled nii lahe. No ütle ära nüüd. Aga saad aru, mul... Reino, on sul keegi või? Raudselt on. No Reino. Noh? Piibu. Okei. Mis veel? Mõtle. Killing sul ikka kuidagi tuleb ju. Ei, aga saad aru, sa ütlesid nii hea. Sellepärast, et me oleme ikka nagu selle peale päris palju mõeldud. Vaata, kas meil... Spotify's on worst artist in Estonia. Top 50 või? YouTube trending, kus sa saandasid? Trending music. Pane Spotify's on playlist. Top 50 worst artist in Estonia. Viral. Kindlalt, jep. Aga kus ma saan siin treeningut vaadata? Siin vist või? Oota, aga... Teil ei tule midagi või? Ei, siin on ainult see, aga... Sa ei tea, kus... Sul pole Eesti peal lihtsalt. Ei, on. Trending, vaat siin, näed. Music. No muidugi. Esimene. No jaa, aga see kurat, tead, okei, see on tegelikult meie arvamus. No meie arvamus. Ei, fair. Oota, aga kuidas mul reaalselt ühtegi nime ei tule? Kas ma nagu tegelikult ka ei nagu... Sulle meeldis kõik asjad? Nagu nii puhas olen praegu või? Ma ei usu seda, oota. Aga ma ei ütleks. Ma ei ütleks ka nagu... Vaata, mis see treeningus on meil siin. Ma ei ütleks. Ma ka ei ole sellega nõus. Ma arvan, las teeb. Jaa, ta on full ärikas. Ta on full ärikas nagu. Kas selline ongi Eesti inimene? Ma panen Eesti muusika. Aga saad aru, aga ma olen nii nõus Robini sellega juba nagu. Nagu ma oleks prolli öelnud sama asja. Sellepärast, et nagu raske on, raske on. Ja võiks kõik siit oma kolmekesi peaks omad järeldused tegema, et me ei oleks samas olukorras üks päev. Joo, tead, kes võiks nagu muusika produmise ära lõpetada või? No. Bro, just retire now. Bro. It's time to stop. It's time to stop. Bro. Täitsa pekkis, mis piibud siin tulevad täna. Oi. Küsisime tegelikult sama küsimuse Miinuste käest. Nii. Ja sealt tuli selline vastus nagu siia läheb ka seal oli siuke vastus. Ja mul oli täpselt sama. Mul oli mingi, vau. Ei, aga kuidas see loogiline on? Ma ei tea. Et prügi pidi olema. Pole lüürikat allagi. Oota, aga see on väga huvitav nende poolt. On. Üli huvitav. On. Ma olin täpselt sama. Ma olin mingi, okei. Mulle nagu natuke isegi meeldib või nagu siuke, et Käsi on, aga lüürikat ei ole üldse. Jaa, aga ei nagu... Maitses ongi erinevad, see on okei. Mul lihtsalt ei mahu pähe, et nad ütlesid selle nime, sellepärast, et nad on nagu olnud enne nagu seotud. Tundub, et enam ei ole. Mul on tegelikult üks nimi veel. Keda ma võiks öelda? Kui ma korra scrollin... No okei, 2. Nii, pane. Aga siin on päris head praegu.
ei, siin on väga head valikud on siin, mis võiks öelda. Küll ära lõpetada. Selle pulli võiks ära lõpetada. Ma arvan, ta juba lõpetas ka. Ei, sorry, aga kuulesid teda viimast või? Ei no kuule, see oli nii putt. Millist see... Miks sa lihtsalt ei kirjutad, kuule, et unreleased lihtsalt, teeme uuesti üle, no? Sa mõtled ka kõrvale? Koos tegid selle vist, jah? Mis asja? Pane sellega piipele. Kõik teil nimedel piip jälle. Sa pead reaalselt kõikide nimedele piip panema nagu. Seal võitas midagi. Rüüd on nii palju neid nimesid. Ja, vabandust. Aga vist jah. Okei, mul on 3 nime. Nii, pane. See on teil hea nimi. Milline? Beatrice. Ei, Beatrice on väga hea. Ma mõtlesingi, et teda ei ole, ma ütlesin, kuidas nägid siis selle veel. Nii, okei, Taukar oleks ometi maha panna. Hea Taukar, kuuled nüüd Taukar või? Aitab küll, on ju. Esiteks ma arvan, see, kes võiks korra asjad pausile panna või isegi täitsa olla niimoodi, et kuule, tavai. Vaat see ongi see artist, kes võiks nüüd praegust hetkest alates purjetada oma vanade lugude pealt. Sest viimase, ma ütleks mingisuguse 5 aasta jooksul ei ole mitte ühtegi asja normaalselt tulnud, mis on nagu... Kuulame huviga. Tema ise või mis iganes. Raske, jah? Raske uus. Heavy. Jaa, aga mul isiklikult on selline tunne, et... Sealt tuleb veel või? Ei, et temalt tuleb veel. Ta on jäänud valede inimeste ringi, just muusika mõttes. Jah, see juhtub väga paljudega too. Ja see, ma arvan, et sealt tegelikult sellest püstist tuleks normaalselt pauku, kui ta oleks natuke... Sealt võiks tegelikult pauku tulla, aga seal ongi see, et kui sa ikka oled nagu seal samas sees, siis nõus. Ega ei tulegi midagi. Teine minu arust võiks olla, kes võiks natuke mitte laulda enam, on... Ta mind nii väga ei eri too, ma ei tea. Aga ma olen nõus. Aga ta on nagu igal pool kogu aeg. On või? Jah. Sa oled mingi, bro, what the fuck is this shit, bro? Mis asi see on, vaata, miks sa teed, miks sa nagu raiskad inimeste aega, vaata. Need on need 3 minutit, mida mitte kunagi enam tagasi ei saa, sest ma pidin kuulama seda asja. Vaene produtsent ka, vaata. Nii. Ja oota, mul oli... No mis see 3. kikker tuleb? See võib-olla... Ei, sa tõrjus on nii haige 3 kesti. See mäng mõistis... See pass või seal on päris hea tegelikult, aga see veidi täiesti... Me ei ütle, muusikat on päris hea kritiseerida, vaata. Et sa ei kritiseeri inimest, inimese kohta oled, ütled selle muusika kohta. Ja okei, see on nagu süke... Mis jälle, vaata, tegib comebacki, on ju. Ei, fair. Sa tõrjus oli kõik paigas praegu minu päris palju nimest saime, kes võiks ära lõpetada see pulli. Ei no reaalselt, no vaata ongi siis, mõned on juba siis nagu tegelikult nagu juba kind of läbi löönud vennad, on ju. Aga see ongi see täpselt see, et nagu kui sa ei leia mingit kind of uut stylot enam ja kui sa pushid seda muusika, mida võib-olla enam keegi ei viitsigi kuulata, siis nagu see on... Ei, ma olen nõus. Aga märgi korra selle peale, et siin on praegu väga hea sümbioos 3 inimesest, tähendab siis 3 tüübist. Ja 4. tüübil tuli ka üks nimi. 4. tüübil tuli ka, ehk siis teie 2 vaatate muusikat ühe pilguga, te olete muusikat teinud, ehk siis te vaatate nagu üldse teise pilguga. Meie 2 Reinoga, kes on kaamera taga, kuulame muusikat nagu raadiokuule ja muusikakuule, ehk siis kui meie ütleme sitasti, ja teie samastute või teie ütlesite, me samastume. Ma isegi ütleks, et Reino on tegelikult natuke mingit sorti melomaan. Ta kuulab kindlasti, aga ta kuulab head muusikat. Ja siis ongi see, et ma arvan, et meil on nagu võime teha päris head järeldused. Okei, Reino, mis sul tuli nimi? Okei, fuck that shit, bro. Fuck that shit! Ja fuck the person who leads it. Reaalselt. Mees, oi, ma lähen nii tilti. Fui, oi. Võid pärast rääkida. See, kes juhib seda kogu pulli. Võid pärast rääkida. Oh my god, bro. Kuule, pärast räägime sellest teemast. Killi. Aitäh, et tulid. Aitäh. Edu debüütalbum kontserdil. Aitima. Tahaks kohale jõuda, kui sa meile kutsu saadad. Ma kirjutan 2 minutit enne lavale minekut, et kuule, listi saab. Kuule, viitsid, tule vastu meile. Mina plus 30. See on suht reaalne.
see on okei. Ühesõnaga on veel midagi, mis sa meie rahvale tahad soovitada öelda lõpetuseks? Jah, tegelikult juba sai mainitud, et esikas. Tee palun ka tulge kohale, kui saate. Ja tegelikult on ainult 3 kuud möödas sellest, kui ma enda debüütalbumi välja andsin. Ehk et võite mu debüütalbumit minna kuulama. 37. Igal pool tatoveeritud mul 37. Siin on 37. See on igal pool mul. Ja ma ei tea, olge mõnusad. Uut mussi tuleb kindlasti peale. Ja ma arvan, et selle Robini feedi peaks ka ära tegema. Meie oma feedi või? Nagu see peaks feature'i tegema, jah. Sest ma kuulsin seda unreleased meest, see oli nagu keep this shit on mute nagu kindlalt. It's time to stop. Kuule, aga Never try again, vaata. Mul on öeldud üks üks naislauljanna mulle siin mõned ajad tagasi ütles, et tegelikult mul on tämber väga hea ja ma arvan, et ma VDFM-il ikkagi teeksin ära. Okei. Mingil määral, mingis kohas. Seal peab ära proovimas. Villu Trilluga paar õpetussõna võib-olla ja siis saame. Davai. Davai siis, Killi, aitäh sulle, et tulid. Aitäh teile ka. Ja teiega siis, ma ei tea, näeme millalgi veel ja kuulake meid Spotify'st, podcast'ist, igal pool mujal, Patreonis, mis iganes vaja on. Nii et jah, mis seal ikka, oli tore. Näeme siis. Tšau. Kui aega on. Nägemist.